seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase. Ai venne, me metsavennad oleme. Ai venne, me metsavennad eestlased. ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. ja me ei saa, ei või, ei taha tiblad teenida. No, tere kõigile. Esimene SLE mäng see aasta, ECL kästib meil. Täna on minuga siin siis kaasas No Info ja Tools, mõlemad siis suured tublid heiterid. Kolmekesi siis oleme mänginud koos vähemalt 4 liikmega sealt, kui ma ei eksi, erinevates tiimides keegi meist. Ja siis vastaspoole pealt siis Greller ka, kes siis ka siis meie kõigi kolmega mänginud samas tiimis. Midagi sellist. Midagi sellist. Kiiret, ma saan aru, et kohe varsti peaks meil draft hakkama. Mingid kiired mõtted enne drafti. Mis teil on? Riks? Tuulest saad enne minnagi. Enne? Oh shit, draft hakkab. No, jõuame samal ajal rääkida, bändface võtab aega niikuinii. Mina arvan, et Grelleri tiim bännib Popi, sest Kukkel on nii-öelda Popi merchant, aga pole vahet, sest Kukkel pikib ikka mingi teise tangi, kes teeb täpselt samamoodi oma töö ära. Ja saavutab veini. Ja ma ei tea. Ma kusjuures kipun arvama, et Popit ei bännita, sest et vastase toplineer on full tank player umbes nagu Kukkel. See matchup on umbes selline selle kahe tiimi vahel ilma, et mõlemad võtavad tangi, topi see ükski jungler ei käi ja kogu madin tuleb mid-boti ümber. Ja aga samas Popi, jah, nagu Orni vastu hea, Sante vastu hea. Nad peab mingi Malphite'i mängima konkreetselt, et Popil ei oleks hea lein tankidest. True, aga võib puhtalt ego pealt ka, sest et ma ütlen ausalt, ma arvan, Vitagen tuleb siia mängu sellise Saksamaa, Paraguay mentaliteediga, et lähme sõidame üle ja... Aga noh, me nägime, mis Saksamaaga juhtus, nii et... No, even chance can fall, on ju. True. Täna oleme samas seisus siis. Oleme ausad, et siin ankid on ilmselgelt horror, või noh, ütleme siis underdogid ja kindlasti mitte ei arvata, et nad siit peaksid võitma. Näeme siin esimesed pikid lukustatakse sisse, Caitlyn first pick, noh, 3 botlane bänniga võiks saada, et see esimesena võtta. Ja siis Nocturne, Jhin. Caitlyniga see hea asi, kuidas Jakob mul päeval kirjutas, kas Zikan mängib Caitlyni? Ja ma kirjutasin vastu. Ma ei tea, vist mitte väga. First pick Caitlyn. No Caitlyn, tegelikult ma ei osa, aga rääkisin, Caitlyn on Zikani 3. most played champion. Kui keegi plahtidega, noh, Jakobid internet ei tööta nagu ikka, neid pole hullu. Tegelikult praegusel hetkel draft läheb nii nagu ma ei osa, aga rääkisin eile. Nii et loodetavasti nad ei ole liiga üllatunud. Shen on joope pikk Nocturni vastu. Seal on, kes teavad Secret Technology't Sheni peal Nocturni vastu, need teavad. Blindboy õpetas mulle isiklikult. Ostad lihtsalt Sheniga endale Banshee ja naudid elu. Istud side'is, Nocturne ultib. Don't care. Nüüd tuli ära üks variatsioon, mis ma eile Jasaga rääkisin, on see, et vastaste jungler on 300 LP-d praegu. Ja ta mängib veel seda Ascendi, nii et tal on suht suur... No arvatavasti tuleb sellise mõttega, et sõidab savist üle. Ja Hekkarima tal most played, mida ta pole 3 kuud mänginud. Nii et tuleb huvitav näha, kas ta veel mäletab, kuidas see champion käis. Või on see selline puhtalt ego pikk praegu? No, saame teada. Noh, Nocturne Orianna, tore kombo, lahe. Vaatame, kas Eestil on käsi selle jaoks, et seda siis... teostada ka või me näeme seda standard Nocturne, Orianna, Diana ja Yasuo kombosid, mis sa teed võib-olla ühe korra mängu jooksul ja see ka failib. Et second phase bännid ka suhteliselt kiiresti draftitakse, tundub, et mõlemal tiimil nagu mingi plaan oli vähemalt esimeseks mänguks olemas. On tehtud.
Prep on tehtud esimeseks mänguks. Silas Span. Okei, interesting. Viktor ka. Kui ma ei eksi, siis kas Greller on miidis või? On kellelgi infot? Keller on miidis või? Või mis infot? Riks? Jaa, et kas ta mängib miidi seal Vitagenis? Jah, Krell mängib midi küll. Okay, Kui midagi sest, muutnud ei ole sest täna, Sikan on ADC, jah, okei. Fair. jah, et see on nagu see koht, kus tegelikult tankil nagu mingi võimalus on, ma näen, et ma väga ei reiti tegelikult seda Vitageni botlane'i. Noh, nad ei ole pahad, aga nad ei No ole aga nagu, seal ma ei tea, on- Jeff Locko tasemel. No seal on Fish, nii et nagu ja Jah, Sikan, nii et nagu jah. jep, ja midis on ju lane swapitud. Nii et küsimus ongi see, et kas me suudame ära karistada seda bot mid võib-olla sellist Samas sul teisel pool on ka nagu double field Mõtle bot sellist, lane. Mis Kukel pikib siin? Kukel tahab R5-e ilmselgelt, sest et tal on Ei. räigelt vaja seda. No Jakobile antakse R5, noh Popi tuleb. Noh, vaatame. Jakob R5, tahan näha, mida kukib Jakob support'is R5-na. Mis on see mängu võitev pikk? Ma arvan, ta tahab Sowitsil mängida. ma loodaks, et ei mängi see võit. Nad No, hoverisid käisid jõhkralt Inter- Gate või hoverisid Neko bänni ja otsustasid ümber, kas ta ise huvitav sihib Nekot. Ei no jah, ei ole kõige hullem Neko mäng, aga tegelikult isegi suht solid Neko mäng. Nocturne ultiga saad otsida pressure'it. Brown band näitab meile Threshi. On minu küsimus, sest Thresh on minu arust Inna üks Mospiri championeid. Nami, okei, Ben Brown, võtame Nami, okei, yes, väga good. selge. Aga aga mina ausalt öeldes, Ankel peaks olema tegelikult suht heas kohas selle draftiga, sest et kui me eile Jasaga rääkisime, siis me umbes midagi sellist nägime. Ma muidugi eeldasin, et sinna topi võib jah tulla rohkem, et võib-olla bännivad ka Popi teises rotation'is ja võtavad Kasante. Noh, sest Kasante oleks päris suur probleem tegelikult. jah, aga võib-olla Aga- meelega tahavad suruda Popit välja. No ja seal ongi Neko pikk. Vau, kes seda nägi tulemas. Võib-olla tahavad esimeses mängus lihtsalt Popit välja saada ja seejärel Fearless draft, nii et sul on rohkem võimalusi järgmistes. See on küll võimalus jah, sest et huvitav tulebki, et nüüd teises mängus on Zion ja Orn ja Kasante on nagu põhilised championid, mida mängitakse. Aga noh, Huvitav. mis te arvate, kes selle meie drafti võttis? No Ankide draft on lihtsalt nii palju kergem mängida, ma arvan. Rohkem win-con'e. Ma ei tea, mulle tundub lihtsalt kergem mängida. See on aus. Mulle võib-olla R5 peal oleks meeldinud Soraka rohkem. Nagu nad... Sul on juba full dive. Nojah, aga sul on full dive juba anyways. Juba full Jah. dive anyways. Teised midagi jah. No selles mõttes, et ega tal Sorakal võib-olla tahaks natukene, et oleks võib-olla mingi teine jungler, sest et ma arvan, Nocturne hakkab nii kaugel Sorakast olema, et tal pole kedagi hiilida ühel hetkel lihtsalt. Yeah. Pluss ma arvan, see Nico Chin lane on lihtsalt peeringu mõttes juba natukene parem. ma lihtsalt kardan, et lane'is võib õnnetus juhtuda. Rough lane on kindlasti. Saad outsustain ja outrange, et nagu... kes, mitte väga hullult outrange, aga veits ikka saad. Siis 1-0 tankidele ja paneme, lähme järgmist drafti või? Jah, ei. Real? Nii, kuidas neil Brajodega on? Topis ma oletan, et Shen saab alguses Brajo. Midis on- Suht even peaks olema tegelikult, Popil on see on sinu roll, Peremet, seda pead sina teadma. Popi No, peaks saama force'ida skill match-up. Q-ga. Popi peaks saama Q-ga force'ida, kui ta tahab. Slammida lihtsalt vastu wave'i ja saab praegu, kui ta tahab elude nimel. 2-6-ga blokib down'i ära ja sul ongi praegu easy. saad melee range'is tauntida, siis sa ei saa blokkida. Siis ei saa jah, aga noh. Loodame, et Kuklil on 2 ajuraku ja käsi. Ta on nii palju, ma arvan, seda match-up'i mänginud, et äkki saab hakkama. Midis on even praegu peaks olema suht minu teadmist mööda. Hekari Mikliir on kiirem kui Nocturnil early's. Nocturne tahab muidugi 6 otsida, nii et. Ja botlane'is, noh, mõlemad double range. Tehniliselt Chinneko peal saavad force'ida praegu, kui tahavad. Ability tega. Rohkem wave clear ability'd.
et iseenesest kui mõlemad päätivad boti poole, siis peaks boti krabi olema ankide pool ja selle pealt Hekarim võib-olla võiks minna esimese päätingu topi poole, aga noh, low elo, hand stiff, kes teab. Eks midagi sellist näeme jah, aga ma ei tea, üldkokkuvõttes ausalt öeldes ma olen päris rahul sellega, mis nagu ma Anka oleks. Ma oleks üpriski õnnelik selle esimese mängu draftiga. Jah, Eriti kui see Hekarim nüüd ei saa käima ennast, siis tegelikult on Ankil päris suur võimalus võtta siit 1-0 lead. ei selles mõttes, nii palju lihtsam draft mängida, dive bombi lihtsalt Caitlini peale, Hekari mees ei ole, siis suht meh champion ja peaks nagu vägagi mängitav olema see draft nende jaoks. Üks asi, mida ma kindlasti rohkem näha tahan, on jungle ja support synergy Anki pool, sest et kui ma olen vaadanud nende mänge, mis ma olen vahepeal saanud siin teha, siis minu suurim kartus praegu ongi see nii-öelda lack of cooperation, mis neil on, sest et seal on hästi palju tihti sellist pimedasse foogi kõndimist, kas siis jungle'i või support'i poolt. Ja ma kardan, et see enemy Hekarim, vaadates mis tasemel ta mängib, et ta on ikkagi, ma arvan, siin lobi kõige parem player. Ta võib hakata catch ima läbi foogi ja kui tema saab käima, siis ma arvan, et see mäng läheb väga raskeks. Nojah, aga oleme üllatunud, et Jakob jalutab foogi või? Kas me oleme samas väga mitte. Nojah, me peaks kõigile tuttav olema, kuidas Jakob oskab foogi jalutada ja face checkida põõsaid. Kahjuks ta ei kirginud siin mingit Nautilust või Leonat, et seda nagu natukene inimlikumalt teha, aga noh. No õnneks tal on 2 see, et äkki ta saadab selle ees, aga... Ei, oot, ära nüüd nii keerulisi tehnoloogiaid siin hakka nüüd talle seletama, eks ole. Tal on vaja seda ikkagi fighti jooksul, ta ei saa enne kasutada. No eelmine scream lihtsalt nekko peab, ma nägin, kuidas ta kõndis Jarvanile näkku ja siis sai EQ-ga ja suri ära level 3, nii et loodetavasti see ei juhtu siin. Õnneks meil ei ole Jarvan, on Hekari. Ei saa EQ-ga one shot'i saada. Level 3, maybe. See on true. Mind tegelikult natuke, kui ma nüüd uuesti vaatasin, mind natukene huvitab see 5 spänn Vitagini poolt Darius. Ma võib-olla eksin, aga kas siis Grellerit ei tea või võib-olla ma ise eksin, aga minust ei ole Kukkel väga suur Darius player. Pole elu sees näinud, ütlen ausalt. Nii et ma nagu veidik imestan, et siit ei võetud ära mingit popit või mingit muud sellist comfort picki, mida... No siin tiimkambis jah, võtta ära ükskõik milline jah, tank või midagi, võtta ära Orn, võtta ära Popi, võtta ära, mis meil siin veel Kukli champion poolidest võiks olla, noh, Sion isegi tegelikult suhteliselt hea Kuklile seal oleks sinnamaani olnud. Shen nähtud ka, et jah. Et see nagu näitab mulle võib-olla natukene, kas siis võib-olla ebakõna Vitagenis või teine asi on see, et ma ka veidike usun, et nad võib-olla tulid sellesse mängu ikkagi väga-väga üleolevalt. Ja täiesti. Ma tahangi näha, äkki sammustab neid. No kui mingis mängus, siis ma arvan siin. Et nii, vahepeal tuleb claimida Twitch chatis pointe ka, mis sest, et ühtegi pointer vardi meil pole set upitud. Soon, maybe. Võib-olla ma viitsin tegeleda mingi päev. Siis miks nad bännisid Braumi ja pikkisid Naami? Ära küsi küsimusi. See on ikkagi rank 1 support igas tier-listis, parim player, 20 turnat aastas, 0 playoffs. Võtame tõsiselt ikkagi. Isegi see veel Ascendis oli player of the week. Jah. Real. Oma signature, noh, ta enne, noh, nüüd ta siis on nime alt Stinna, enne oli nime alt Fish. Ehk siis oma signature, kala champion lihtsalt. Ta on jah selle Nami mandrik, kuigi isiklikult peale neid viimasi muudatusi, mis Namil on, need nerfid pluss siis see Imperial Mandate Change, ma ei ole enam väga Nami fänn. Pigem mitte. Ma ei tea, kas sa oled ise ka testinud, aga see ei tundu enam see, mis ta oli ja minu arust on lihtsalt paremaid pikke. Nii et see, et ta jätkuvalt võtab Nami, näitab mulle, et ega ta tegelikult ei saa väga aru, miks Namit varasemalt pikiti.
ei, põhimõtteliselt mitte jah, et ega ta, no oleme ausad, ei ole kõige targem mängija, ei ole. Oh, jah jah, suure jutu mees on, ütleme nii. noh , ütleme , see on nagu mõlema support'i puhul . No seda niikuinii jah, et siin ega ühtegi noh, teravat support'i siin mängus ei ole, onju. Et ma ei teagi, isegi off-roll'is isegi keegi vist ei ole siin väga terav support. Just nii , Prism , sulle väga vastati mitte, jah. õigelt , hate watch ima peab täna Castereid või siis Jakobit , su enda valik . Jakob saab see True. mäng 10 surma kätte . 9 ja mäng saab läbi . võin öelda , et eelmises Scrimbrokis suri Jakob 3 mänguga 36 korda . otsid on päris head . aga see oli siis Vitagini main tiimi vastu , mis on minu arvates Okei, päris hea siis tiim. üks favoriite . aga kui ma rääkisin Vitagini coach'iga , kes on siis Ace , keda SL inimesed ikka teavad , siis tegelikult ta ei olnud väga rahul Vitagini mänguga ja ta ütles , et see oli päris poor . Võin öelda , sain salaja nende uude Discordi vahepeal korra sisse tiimi Discordi . nägin player list'i ja mõtlesin , et okei , need vennad võidavad . Nende suubid vist võidaksid ka ära või noh , põhimõtteliselt kõik , kes neil seal serveris on varumängijatena , need võidaksid ka ära . oi . no technical difficulties , läheb veits aega enne kui mängu saame . aga ma loodan , et ikkagi saame . mul Loodetavasti jah, ei ole mingi Riot error. crash'is loading screen'i peal , nii et ma veits kardan Riotit hetkel . aga no see oleks muidugi väga kõva , kui Riot Games väikse pulli viskab ja ei saagi üldse vaadata . palvetame . kui sa Olen lobis kikki saad , sa ei saa uuesti join ida või ? ma peaksin saama niisama spekki panna , minu arust neil on enabled see ka . peaksin saama lihtsalt friend list'ist spekki panna . SLA-st nii bänned , et isegi kuradi spectate ida ei saa lihtsalt , unlucky . kirjutasid otse Riotile . eks see Rioti kontaktid on mängus jah . ja Leaks GG ja kõik teised head . väga kasulikud . okei see mängu . ja jõudsin mängu pausiga , sellepärast crash'is , okei . Nad pausisid , sellepärast crash'is insta . ruunid tunduvad vist kõigil suhteliselt standard . vaatame Jakobi ruune korra palun , sest tal on selline imelik kiiks mängida . jah , okei . mis osa sa mõtled ? see punane trii ei ole nagu kõige halvem , aga Jakob võtab seda igal support'il . nagu ükskõik kellel , et see on nagu natukene palju minu jaoks , et ma saan aru , et see deep ward , aga esiteks noh , siis tahab ward'ima õppida onju , et need kestaks ka kuskil . selleks sa pead saama Ja siis, enemy jungle'isse . jah , et noh , mind 12 surma räägib enda eest , et eks ta seal oli vastaste jungle'is , aga kas need timing'ud päris õiged on ? kas sa võtad support'is attack speed'i või , eriti double ranged match-up'is ? võid ikka võtta . sa võid siin minna jah , et see pole kõige hullem , aga see ei ole optimaalne kindlasti , nagu sa tahaks pigem seda ekstra pauki nagu . meele championitel tavaliselt võtad . Ranged idel Ja mitte noh, nii väga . ja noh , competitive'is isiklikult mulle meeldib mängida Nimbus Cloak'i lihtsalt selle move speed'i jaoks , mis sa saad ikkagi , kui sa võtad heal'i , siis see protobelt heal ja Nimbus aitab sul natukene rohkem võib-olla Caitlynit catch ida , kes Jah. hakkab sest ikka päris kaugele olema . support'is vist ei saagi mana otsa , kõik itemid on . And we crash , 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 do we crash ? no . no vaatame , tavaliselt peale pausi on see väike jitter , aga jah . oh, liigume . ja ära laivi . okei , super . okei , saamegi Ma mängu vaadata . ma olen näinud , et päris palju tehakse nüüd seda , et otsitakse early invade'e jungle'is , kuna mõlemad botlane'id lähevad tavaliselt bot'i panevad midi vardi , noh midi põõsasse , siis isegi pro play's on hakatud ikkagi päris palju otsima jungle'iga invade'i . jah . näeme siit esimest väikest treidi .
vaatame teiselt poolt korra vist võeti Raptor Vision ka ära, jah. Savi on ka siis spotted ja mõlemalt poolt siis on Raptor Vision võetud. ja mõlemad junglerid pääsevad botti. jah. Ma arvan, see peaks hanke soosima iseenesest. jah, no eks kuidas näha, kuidas nad lane'i mängivad, sest nagu sa ütlesid ka, et ikkagi double roll swap player'id ja natukene Jasa mängib Imo liiga safe fast ja Jakob liiga aggro. Nii et peaasi, et mehed koos mängivad lihtsalt. Ja see on esimese väikseid treide ja noh, päris hea treid Jasa poolt isegi ilusti. Oota, et äkki cancel. Kas Džinnil mängitakse Deathfire Grasp? Deathfire Touch või? Pingal mängis. Ma oletan, et siis mängitakse. Okei. Õiges, mul midagi tuleb nüüd meelde, et Pingan on öelnud, et seal on mitu erinevat build'i ja rune option'it siis. Aga et vastavalt See on mingile jah, mängu fleet, olukorrale. Me näeme siin Kukkel juba see on saab lihtsalt olusaid fleet treide. ja Deathfire. No iseasi küsimus on, et kas siin on fleet'i võtta parem, et see on nagu Caitlyn'i nami lane, et kui palju nad nagu pookima hakkavad, et palju sul seda Deathfire Graspi nagu väljat on, aga ma arvan, et see väga otsas rooli niikuinii ei mängi. Näeme siin huvitav. Kelle vard see nüüd on siis? Nocturne'i enda vard või? Interesting. Kartis siis Heka invade või? Näeme siin väikest treidi botlinis ka, aga Prajo on ära antud, noh, siin Caitlyn võttis Prajo nagu arvata oli, aga nüüd kolmanda viivi peal peaks siis hankida botlane hakkama force'ima Prajo, et su jungle saaks mängida Scuttlet. Hetkel ei midagi. Hekari on jah, noh, pool kämpi kiirem ja terve kämpi kiirem isegi, ossa Jeesus. See Nocturne Clear ei ole ikka üldse käpas meil, ma vaatan. Ta kasutas teist smite'i ka ära. Heka kasutas jah, aga no ta on ikkagi nii palju enne, et see ei jõua siit siia. Ei jõua isegi contestima nagu, et siin natukene õpime clear ima ka. Aga noh. Nojah, see on selles mõttes on huvitav, et Savi on ikkagi uus mängija, et kui ma ei eksi, siis Savi ei ole üldse nagu competitive mänginud. Ei, minu teada ei ole ja Pansen saab siit transition ganki ka, mis tähendab double ja Stina follow võib ka, nii et double scuttle. Hekarimile väga suur lead early, vaatame, no suudetakse ikkagi Sikani natukene vähemalt veevi juurest eemale püsida. Nii, Jin 2SV ja savanad käed. Ma arvan, see isegi ei ole nii hull. Nocturne oleks pidanud insta-base ima, kui ta nägi, et Nami kaasa liigub. Jah, noh, ta jõuab praegu ikka täpselt camp respawniks ja vaatame nüüd, Kukkel võib saada siin top lane'is väikse gängi kohe. Tohiks midagi väga hullu olla. Vaatame ei ees enda, kas tal ei ole siis eed. Ja down flash ja pääseb eluga samal ajal bot lane'is ka siis trade. Ska on low. Ma ei tea, miks Kukkel E-ga ei lähe seal Hekarimi peale ja lihtsalt välja, et nagu on TP varuks ja veib on sees niikuinii, nii et. Eks natukene oli oodata võib-olla seda, et Savi selline võib-olla kogenematus, mida ma olen ka kuulnud sellelt TPX tiimilt, on vahepeal selline, et ta ei tee võib-olla neid kõige kiiremaid valikuid, nagu sa ütlesid ka, et seal võiks ikkagi riikallida koheselt ja noh, kogu see jungle clear ja kogu see. Et see võib olla murekoht Ankeli jaoks selles seerias, aga eks näis, kuidas see nende mängudega välja kujuneb. Jah. See on nii. Kukkel peab teise kuuga kaotab selle treidi iseenesest. Saab seinada ikkagi. Nii et, kurat, nii seina astub, noh, siis on hea treid. Ta siin on kill engel topis võib-olla, kui väga tahta, aga noh, flash ei ole, Hekat ei tea, tegelikult võiks teada, aga. aga. Selle vee pealt kuus. Jah. Eks kõige tähtsam keypoint kohe on tulemas, kogu see jungleritele üle 6 ja second clear ja nüüd hakkab see Drakoni tants osaliselt pihta. No Hekarim on 6 streigi jaoks ja peaks olema 6 viimase kämbi pealt, kui ma ei eksi. Jääb 1 XP puudu. Jääb 1 XP puudu, peab lane'ist kuskilt varastama, aga Nocturne peaks iseenesest selle võrra suht kaugel olema, jah.
seda küll jah, et tal on vaja kuskilt nagu catch ida nüüd või murekoht on ka see, et kui ma ei eksi, nüüd peaks olema see Smite Hekarimil parem tabelkäivi pärast, mis tähendab ka seda, et see Drake'i alustamine on võib-olla natukene sass. samas on suhteliselt split on nad, et kui siit nüüd vaatame, mis juhtub. Neko saadakse kätte, saadakse hoopis Stinna kätte, Pansen kukub. Jaso on ka langemas ja no see on clean up lihtsalt, siis Greller ka flashi peale seina võtab enda killiga kaasa sealt. Nüüd ma natukene tahaks teada, et kes selle kalli tegi, sest et nagu sa ise ka mainisid, siis tegelikult nad peaks teadma ju, et Nocturnil ei ole kuute, Hekarimil on 6 olemas. Shenil on ulti olemas. Et ma ei näe nagu, kuidas seda teamfighti üldse võita saaks, kui sa Anki poole loed. No Drake'i said vähemalt kätte 3 killi andsid ära, aga no tead, see on väike mure. Üllatuslikult siis Jakob jäi ellu seal fight'is kahjuks esimene surm jäi saamata tal. Et see kindlasti pidurdab tema 10 deaths power spike'i. Kuigi ta siin nüüd ise otsib vabatahtlikult seda ühte esimest. Kas Mujin just proovis Neko klooni kaksis öelda? Ma pole kindel, kas silmad olid lihtsalt kõrdis või ta päriselt sihtis seda. Joo, headshot. No ja saame nüüd sealt head reidi iseenesest Namil ei ole asju, aga noh, range'i puudus on ikka. Rioti directed camera ja täna ei soosi nagu millegipärast. Keegi hüppab üle palju. See boti matchup läheb palju paremini Ankidele, kui ma arvasin, et läheb. Kas Sikaan ja Stinna tõesti on nii kätetud? Stinna on väga kätetu. No see pole väga winning matchup ka otseselt, ja Jakob läheb sealt Stinna Sikaani peale ja saadakse full CC lock peale ja Jakob võtab selle shutdowni sealt maha. Ja sa ultib siis, avab kardinad ja sihib ja no ei ole seda. Ja saab ikkagi kolmandaga kätte lõpuks. Jumal tänatud. Silma taks kõrdina, aga 2v2 botline'i poolt, 2 killi, 0 vastust, sammid läinud Caitlinil. Aga kui muidu puit panna nagu Jakobil, siis tegelikult see on nüüd väga hea play. See on nüüd selline asi, mis võib Anke siin veidike mängu tagasi tuua. Et sa korra mainisid seda Caitlin Nami, et nad nagu mängivad halvasti, aga noh, seda kindlasti. Aga teine asi on see, et ega see matchup nii hea ei ole ja siin on Ankidel tegelikult võimalus veel karistada seda. Kui peaks veel Nocturne mingi aeg botte tulema näiteks. Jah, Nekol on burst dam'i selles suhtes level 6 peal, et võtta maha üks, eriti kui nüüd, kui flashid on blowitud, nüüd on järgmise ultiga on uus window uuesti, aga noh, Jakob pidi enda flashi ka selle jaoks ära kasutama, aga nüüd näeme, siin tehakse kraabe, suhteliselt Braja on võetud selle jaoks. Ütleme, Ahri on natukene enne, Jakob on jäänud nüüd kergelt vahele siin. Hekarim hüppab sisse, natukene on blokeeritud siin, Kukel üritab ultiga välja lüüa, saab Sheni välja, Nocturne ulti prokitakse. Ahril on üks dash alles, Hekarim peab välja ultima, Ahri on vahele jäänud, Ahri on, Grell langeb seal ja 3 kraabi kõik saadaks kätte. Kuid Hekarim vist veel otsib, aga no siin tuleb ära anda see nüüd ja nüüd on Kukel, peab oma flashi blow ima, siin ei ole midagi teha. Jakob ikka otsib, aga see ei tundu kõige... Mida me teeme? Samas on jätkuvalt ikkagi 4v3. Pansen on sinna tagasi jõudnud, Kukel viimasel hetkel flashib välja saadakse, see Shen sealt kätte. Hekarim on nüüd vahele jäänud, ultit ei ole, aga noh, jah, ghostib lihtsalt välja. Ja natuke tahaks öelda, et Vitagen justkui nagu paanitseb. Kas võib-olla ei olda rahul siin selle mängu algusega, aga joosti natukene praegu 3-4 sisse peale seda, kui kõik asjad olid ära kasutatud ja ma ei teagi, kuidas Ahri sinna bitti sattus, et Popistanni saada ja Neko eed, kui ma ei eksi. Aga väga hea teamfight Ankelte poolt. Tunne, et seal ei trackitud piisavalt Kukli siis summonere. Ma arvan, flashi timer oli neil nagu vähe vale. Et nii julgelt mindi sinna bitti teda suruma mitme inimesega, et saadakse kollapsi. Arvati, et saadakse sealt kiirelt kill kätte ja välja, aga kuidagi väga hesitant oli see sisse minemine ka seal, et nagu Shen läks, aga teised nagu väga ei tulnud ja siis Ori jõudis juba kohale. Ja isiklikult, kui ma seda tiimi vaatan Vitageni poolt, siis üks asi oli, mis me rääkisime, on nagu see mängijate kvaliteet, mis minu arust ei ole nagu nii bad, aga selles mõttes, et nad on okei mängijad, aga ei ole nagu tipptasemel. Aga teine asi on see mentaalne osa, et kui ma neid mängijaid vaatan, siis seal on minu arust vähemalt 3 inimest, kes tegelikult on sellised prone to tilt. Ja kui sa lähed mängu, sa arvad, et sa oled
üle sõitmas vastasest, võib-olla teed ka sellist võib-olla Hekarim pikki, mis ei ole kõige optimaalsem, lähed veits egoma. Ja nagu saad sellise esimese teamfight'i tuppa, vaikselt bot hakkab tuppa saama, siis võib see tilt ühel hetkel päris kõrgeks minna. Jaa, selles on sul õigus jah, et seal on tõesti 3 prone to tilti vähemalt, noh 3 ma ainult tean sealt ja need 3 on prone to tilt, nii et seda Tahaks uskida, et esimeses mängus on veel fine. Ma arvan, kui teine mäng samamoodi läheb, siis võib olla. Siis Kõige on juba väga esimese seeria kriitiline. esimene mäng. Äkki leitakse. veel ei tilti. Ja Shen nüüd ultib siia kohale, siis meil vaatame, tahetakse seda Drake'i ikka väga-väga saada, noh siin tuleb see Drake lihtsalt ära anda, ma loodan, et me ei lähe siin mingeid lollusi tegema tankide poole pealt. Clay saadakse siin kätte, nüüd leitakse üles, tundub, et Savi on kukkumas, siin ei ole midagi teha. Full kombotud ära ja kõik. Ja Shen teeb topi tagasi, nii et Kukel ka sealt väga palju midagi ei jõua saada. Kuigi, okei. See on popi mehaaniks ja võetakse plate ära jõuga. Kuid Ja tegelikult veel mulle meeldib surutakse läbi veebist surutada eemale ka. Väga õige. Samas väga palju ei kaota, noh meile minionid ikka veel tankisid, et ja oi kui hea, oi nad teevad tämmi. jah. Jällegi, kas nüüd on küsimus, et kas siin on tiimikommunikatsioonis puudu midagi või on noh, Savi kogenutus nagu enne rääkisime, aga Nocturne sinna kindlasti ei tohi kõndida selles positsioonis. Ma arvan, see on lihtsalt puhtalt kogenematus, et aga näeme siin vahepeal, siis vaatame scoreboardilt, et top lane on saanud siis 30 CS liidi sealt nende jalutustega. Mulle öeldakse, et Doodlesi mikrit natukene väljamaks saab. Palju paneme? Paneme 200 peale või? No, võid panna. Okei, sa oled tõesti natukene vaikne. Ma ei tea, kas sa läksid mikrist eemale või midagi. Enne oli nagu parem. Peaks omale. Ma ei tea, panin natukene juurde. Äkki on parem. Et aga botlane'is siis slight lead Caitlinile vähem droppinud kui Jasa siin on siis tiimiga paar korda jalutanud, on ju. Ja top lane droppis siis palju. Ma tahaks isiklikult nüüd näha, et kui on võimalik midi Briot saada, ma nüüd ei tea seda match-up'i 100%, aga kui Ahri nüüd back'is tuleb ja saaks midi Bria ja teha Nocturne Ori ulti bot'i, see oleks võib-olla see moment, kus saaks selle bot'i torni ja selle mängu natukene rohkem lahti. Oota, et Ahri Bria saaks, sa mõtled, et Orianna ikkagi Bria saaks? Orianna jah, tähendab. Vale champion. See match-up, minu arust saavad mõlemad lihtsalt one-shot ivad backline'i ja siis teise sequence'iga saavad enda frontline'i, nii et see peaks suht even olema. Vähemalt mina olen niimoodi aru saanud. Chatis on kindlasti hästi palju tarkisid midlane'i layereid, kes tahavad öelda seda. Aga näeme siin fighti botlane'is. Riot directed camera. Näeme siin, ja Stinna on vahele jäänud, Jakob saab siit 3-man, Bob Blossomi, Stinna on nüüd kukkumas, peab välja flashima, Nocturne võtab siit, läheb liiga sügavale natukene ja see fight on nüüd ikka kaotatud, Kukel teeb ka kohale siin. Aga no ei ole siin enam keda sa catch'id, no ei ole kedagi catch'ida, flash'id on üleval ja Hekarim hoopis tuleb siin Like It More'i peale, Like It More on vahele jäänud, Shikan võtab selle killi siit kätte. Jasa ka siin ei taha flash'ida, no ei taha flash'ida ja Kukel jääb siia nüüd üksinda, tal ei ole ka, peab siin flash'ima, aga siin ei ole enam kuhugi flash'ida, sa oled üksinda peredes nelja inimese vastu. Jah, ma muidugi nüüd korra näin, sest chatis oli ühel mehel rohud võtmata, pidin meelde tuletama talle seda. Aga põhiselt seda oma pleen, millest ma rääkisin. Väike Foreman, kui ma eksi. Aga Vitageni poole pealt. Ja see tekitab nüüd vastasedi probleemi. Jah, topi lead läks sellega botlane'is kaotame, Panzer üritab ultiga force'ida, Grelleril siin ei ole. Ja tuleb Sheni ulti ja Panzer on ka suremas. Sheni ulti väljas, Panzeri flash väljas, no nüüd on map laguneb. Võita, miks Caitlin ikka baasis on. Kui Caitlin praegu midis oleks, nad saaksid plaata ehitada. Caitlin ootas, et osta Dagger endale, by the way. No võib-olla pani ka bette ikkagi Rootsi-Prantsusmaa hakkab varsti pihta, nii et... Ja, me teame kõik kumbale... Nojah, ja rootslane ka, et me kõik teame kumbale poole ta gambleb. Ja Prantsusmaa võidu peale ikka. Herald ka siit siis Vitageni kätte ja... Äkki pouk ultiga. No,
nüüd juba tundub hirmus siin 2 itemiga Caitlyn ja siin mujal ka väga palju. aga õnneks, kui on keegi, kes suudab ära troovida, siis Sikan on kindlasti üks nendest. Ja siin force itakse lihtsalt ainult ulti välja, ultiga treidi ja ei olnud Pansenil veel seda ultit üleval, ei saanud seda ulti kombot teha, noh, väga vale ängli pealt tuleb ka siin siis savi. Noh, jätkuvalt on nagu see, et kui oleks inimene, keda selle Nocturne ultiga targetiga tundus nagu Caitlyn see valik, et see champion, kelle 3 dashi on, ei ole päris võib-olla see target, keda me otsima peaksime. Jah, no perfect komboga saad ikka, burst dam'i on piisavalt nendel 2 champil 2 peale kokku, aga nüüd näeme siin juba jah. Caitlyni range annab tunda, keegi väga palju ligidale ei saa minna ja ei taha ka seal. Et muidugi nüüd me dropime täielikult kogu topside'i. Kogu topside'i, aga no mängime Drake'i. Me mängime Drake'i, kõik on hästi. Aga Heralditakse ka veel topi vastu, et siin selles mõttes me kaotame 2 tower'its, et selle treidi vastu ja see on ainult, ei ole 3. Drake, on 2. Drake. Jah, et seda ma nagu kartsingi, et nii kui Kukkel ära kõnnib tegelikult, siis Hekarim tegi väga õige otsuse, ma arvan, et see Drake on nagu suhteliselt suva, et lähme võtame need tornid, võtame kulda taskusse ja teeme mängu veel rohkem automaks. Jaa, et kindlasti, okei, kuidas me mõlemad pihta saame, aga noh, okei. Et selles suhtes kindlasti nendele kasulikum, teine Drake ei kotti midagi, aga see kuld lihtsalt nüüd, või noh, kuld siis fling oli päris hea. Vaatame vahepeal siin junglis on jah 2 kilo diffi, topi diven, midi diven, ADC-s 3 kilo diffi. Keegi peaks siin mängus serpenti ehitama. Kelle vastu? Ainult Shen'i. Okei, aga näeme siin Sikan on langemas, Kukel lihtsalt sõidab popiga üle sealt vaikselt. Sikan kuidagi, ma ei saagi aru, kuidas ta nii kaugele vahele seal jäi üksinda. Tahtis egotseda vist natukene liiga palju. Nagu korra mainisin, kui on keegi, kes suudab Eestile võidu tuua, siis on Sikan vastastiimis. Talle pani ta krõbedaid sõnu, ma ei tea, kas keegi nägi, mis väiksed klipid olid pandud, aga et Sikanil oli Lossi poolt õpetatud mõisted Jasale natuke jagada. Ja noh, praegu scoreboardi vaadates, I guess Sikan ei valetanud, aga see surm natukene võib-olla võtab volüümi vaiksemaks. Nii paljult enam ei karju võib-olla jah, et aga noh, shutdown läks Kuklile ja no ei ole võib-olla kõige optimaalsem variant, aga noh, samas keegi peab esimesena sisse kõndima ja kui popil on seal ekstra mingi Giants belt või midagi, ma arvan, see tuleb kasuks ikka. Ja noh, kui ta siin need esimesed 2 itemit kätte saab, olen näinud neid popisid piisavalt siin, aga nüüd näeme, et jääb hoopis ta siin, hakkab vahele jääma hoopis. Väga siin välja varianti vist ei ole minna talle, et suremas ta on. Jakob siin proovib tulla päästma, aga seal ei ole surnud ei päästata. Jah, siin oli see probleem, et meie vision on vastase Trais ja vastase Raptoris, aga sellise mängu state'i puhul sa pigem tahad ikkagi hoida endapoolset riverit natuke valgustatuna. Et noh, Kuklil ei olnud lihtsalt taimu, kus enemi on, aga tempolainid olid ka ikkagi natukene halvad. No siin ei ole midagi, jah, siin järjest towerid langevad. No Kultif 4 kilo on veel mängitav iseenesest. Siin nüüd leitakse enda deepwardid, leitakse üles, saadakse kätte, aga ei, Kukel kindlasti overextendis natukene, siin ei ole küsimust ka. Jakobi vardidega tuli veits hilja. Pani nad küll õigetesse kohtadesse tehniliselt, aga noh, selles mõttes selleks hetkeks oli juba äärasmees surnud meil topis. Jah, ja tegelikult kui me vaatame scoreboardi, siis siin on tegelikult tekkimas üks probleem, on see Hekarim, kes on saanud farmida praeguseks hetkeks on 40 farm lead. Ja kas ta on peale Caitlynit kõige tugevam, kõige rohkem kulda. Ja ma kardan, et kui see 4-5 aitega Hekarim sinna sisse lendub koos selle Shen'i ja Ahriga, siis meie backline'id võib olla vägagi raske mäng. Jah, siin on üks Nami siis Hekarimi peale Shen'i ulti ja ega ta seal väga surra ei tohiks. Siin hakkab tämmi puudus vaikselt juba tekkima. Tehti stance ära, finishitakse siis noh, burstiga ka enam maha ei võta, nii et vähe kriitiliseks hakkab see olukord minema siin. Minut 20 järgmised reigini. Kas Shen'il on enemy shopkeeper? Jaa, siin just enne haibiti, kui hea on Deathfire, mis iganes, Deathfire Touch on see või? On ruuni nimi või? On küll.
jah, Deathfire Touch koos Collectori ja Hubrisega, et sa collect'id kill'e. No, siiamaani väga näinud ei ole, aga noh, äkki. mis sa sellest Vamp Scepterist ehitad? Vot see on kõige parem küsimus. see on ikkagi AP damage, jah. Hakkame kasutama. No vot, oleks see Soraka siin mängus, ei peaks mingit Vamp Scepterit ostma. ma arvan, et isegi kui sul ei ole Sorakat, sa ei pea seda ehitama. jah, võib-olla küll. Mulle tegelikult meeldib Pansenis. nii, ja näeme siin, Jakob on vahele jäänud, väga ilus catch Grelleri poolt. Räägitaksegi asjad selgeks, kumb on parem midlaner. Kumbal on paremad käed. aga kui me vaatame jälle map state'i, Jakob Järve contestib esiteks Chokepointis, contestib Ahri vastu. ta toplaner on topis. no see tower tuleb ära anda, härrasmehed kahekesi. No ei ole Savil ikkagi see kogemuse puudus natukene. Kukel ka muidugi kuidagi väga julgelt ja nüüd Jasa ka siin on vahele jäänud, Kukel langeb juba. Jasa lihtsalt chase down itakse nagu väikest koera siin lihtsalt kuuliga pähe ja jagama ära. ja nüüd on mäng ikkagi päris keeruline, et siin peab leidma nagu mingi 5-man kombo ja ma ei tea, vastased itemid maha müüma, et seda mängu vist võita. noh, siin on 5-man combo into death angle lihtsalt, aga siin ei ole isegi see 5-man combo, sul ei ole tämmi enam, sa oled nii maas. võid 5-man comboda, võib-olla saad Caitlini maha, aga nagu that's about it, lihtsalt Hekarim jookseb sust üle. no võib-olla, no muidugi Ank, ma loodan, nad nüüd proovivad ikkagi, räägivad, et mis järgmisena, aga võib-olla korra mõelda seda, et mis nagu järgmiseks mänguks kaasa võtta, siis ma ütleks, et see objective setup on noh, sellise ECL-i in-house'i tasemel. no aga oleme ausad. oleme endaga natuke ausad, aga see tiim ongi seal tasemel, on ju. et natukene nagu noh, nimi ka vastu veits, et nagu hankid, et see on kuidagi see nagu üldse ei jookse, et ma olen aru saanud, et mingid skrimme nad on teinud, mingid harjutusi on teinud, mitte vist väga pikalt, aga see on ikkagi, ma ei tea, palju need tiimid on olnud, see mingi mõned nädalad või kuud vist päris ei ole, aga siuke 2-3 nädalat. Kellel on insider info? Eks nad siin veidike on harjutanud jah, aga noh, nagu ma enne mängu mainisin, et tegelikult täpselt need samad probleemid, mida me oleme siin näinud kogu see, või noh, Savi võib-olla ei tea täpselt, kus olla alati. Jakob ei ole veel päris kindel, mis timingutel kus olla ja botlane'is selline head played into disaster. Et see on kogu see muster olnud ikkagi, kui ma olen vaadanud nende mänge. No, aga noh, teame ikka, et Eesti harjunud oma vigadest mitte õppima, ükskõik mis tasemel mängudes siis. Olgu selleks siis Trick2G bronze suupaarid nimega ECL in-house või siis isegi võtame ultraliiga härrasmehed meil siin on ju, et vead korduvad iga aasta samamoodi. Ei õpita, et siis Poola toplanerid on lihtsalt taanased ja nii on. Nii ja näeme nüüd Jakob minionina, esimest korda minu arust swapib ennast. Aga no siin on Pansen on kohta out, jõuab ennast panna veel kinni. Kas jõuab ultida ka? No ei jõua ulti läbi minna, Clay on ka nüüd sisse läinud langemas, tema on Kukel proovimas elu eest fightida, aga no sul ei ole tämmi, ulti saab ka veel cancel'it. Jasa jookseb elu eest, Greller siin otsib veel natukene. Kukel saab safe'i, aga no 2-0-le ja ei ole siin isegi nagu ohtu ka, et keegi teed pikslist sureb. Ja ma ei tea, kas toplane'id heitivad seda itemit, aga ma tean, et Endless Hunger on IMO üks kõige fucking katkisemaid itemid, mis nagu toplane'i žanglis on võimalik, nagu kui tal see 3.-4. item on ja kui ta selle esimese killi kätte saab. Nägime ka, et Hekarim pani siin ühe kiu ja põhiselt vist võttes 200 tagasi peale seda Oriana killi. Hekarim on see 2 buff ka veel juures, et ma ei tea, kuidas seda tappa, jah. No jah, ei ole kedagi, kes tahaks väga ehitada anti-heal'i ka meile. Ja horror. Jah, meil on Nights Foul. Horror. Meil on... Meil on... jah. No jah, kui keegi ehitaks, siis ma arvaks see popi, aga nagu noh. Mis iganes, ma ei vitsu su nime hääldada. UK00, aga jah, siuke Emerald kuni Lowmaster. Jah, põhiliselt küll, jah. Kõige kõrgem player on praegu vist 300 LP, peaks olema see enemi jungler, nii et... See on ainus master minu arust siin mängus, kui ma ei eksi.
Jah, peaks saama, kõik ülejäänud on praegu time-out player'id ja jah , paar Emerald on ka. Jakob Emerald , oleme ausad . vist . ma ei ole fact check inud hiljuti , aga minu arust viimati oli . et aga no see mäng on nüüd väga rahviks läinud , 10 kilo kultif , close to 11 . proovitakse Shen'i peale otsida , vaatame , kes siin , jaa , Jakob missib meil siis ultib järgi , no saab poplasmiga kätte , Shen'i 2 missib , no 3 ultit pandud lihtsalt ja oota , mis me kasutasime siis , 3 ultit kasutame siis ära , jah . no ma ei tea , kuidas sa baasi nüüd kaitsed , kui sul on kõik su key ultimate'id on maas põhimõtteliselt , et vähemalt saime killi kätte . 2 inhibi No ega kindlalt samas- kukub . ega samas ongi võib-olla see , et ega sa enam ei tea , mida teha täpselt , et proovid siis fight ida , jah . teist inhibi ei julgeta võtta , et ma nüüd Dead Pixelil ka siin natuke , või mitte Dead Pixel , tähendab siis Vitagenil ka vist on natukene siin ikkagi taseme puudus , et ei julgeta ilma ultideta minna fight ima , kui sul on kõik asjad üleval , enemil ei ole 3 key ultimate'i maas , onju . või siis ei räägitud omavahel sellest , et need maas on . no mul on võib-olla tunne , et see võib ka olla see , et nad nagu nägid , et oli siin vahepeal disaster early game'is , et kuulge , et võtame nagu nüüd kokku ja mängime rahulikult selle mängu lõpuni , et ei ole mõtet seda võimalust anda , et tõesti enne ultis ei ole , et siin ei tohiks ka oodata , isegi 4 või 5 on ju . aga mingi chance on , et ma arvan , nad võib-olla lihtsalt ei taha enam võimalust anda Ankile , et neil on võib-olla endal ka häbi natukene selle early game'i pärast . noh , tehakse siis seda Varisari teatud tuntud süstemaatilist gameplay'd , siin tundub , et rahulikult mäng on juba võidetud , et lihtsalt süstemaatiliselt lõpetame ja võidame ja jah , osad ütlevad , et süstemaatiliselt , osad ütlevad selline virgin , et kuidas kellelegi , jah . noh , süstemaatiliselt virgin . By choice . By choice . et noh , siin on nüüd jäänud Orianna üksinda botlane'i , aga vaatame siin , no Kukel norib tüli härrasmehega , no oota , aga kus me nüüd läheme ? Lõi ultib siin sisse , Hekarim lihtsalt tuleb ja jookseb 3 mehe vahel , nii , ja kes teeb Hekarimile tämmi ? ja nüüd investigeerime , kes teeb Hekarimile tämmi ? no Hekarim on ikka veel täis elud , terve siis Ankide tiim langeb , Hekarim on ikka veel täis elud , Hekarim on ikka veel täis elud , no peaaegu , no ta on kaotanud 25% elusid , ta on hiilinud tagasi 25% elusid . Kukel on langemas , Hekarim on peaaegu kaotanud elusid . Hekarim peaaegu kaotas 25% elusid fight'is . jah , et siit arvatavasti ka see mängu lõpp tuleb , et võib-olla no, ei oskagi öelda , samas early game Anki poolelt nagu ei olnud kõige hullem , aga näha on , et selline sünergia ja kus võiks olla , kus enemy võiks olla , on nagu natukene paigast ära ikkagi . ja , et tundub , et siin ikkagi kaotati see mäng päris tugevalt seal bot play's . minu et jaoks . seesama 4., mis Jaa. Vitagen tegi , on ju . just , et mulle tundub , et see oli see turning point seal , kust enam ei olnud , ei tuldud tagasi , ei saadud tagasi . no minu jaoks on natuke seda , et see oli selline key moment ka , et vaata , ma korra mainisin , et tegelikult Ahri ja Nokk võiks bot'i liikuda , et see lane state oli lihtsalt sellises olukorras , et kes iganes selle järgmise play teeb . muidugi selle lõppes nagu disasterina meil , aga ütleme , et kes iganes selle play teeb ja saab selle slight eelise , saab selle bot'i jälle enda poolele . et nad olid ikkagi suhteliselt võrdsed sellel momendil . ja noh , nagu sa ütlesid , see totaalselt ikkagi 4-0 tuli sealt fight'ist ja see rikkus nagu kogu selle edasise mänguga ära . jah . Tiiega meil on nüüd siin väike taimer . tahate te midagi rääkida või ma lükkan väikese pausi sisse , näen , et siin siis Ankid jätkavad red side'il , valisid endale red side'i peale kaotust uuesti . et kas ma panen meid väiksele pausile või tahate rääkida ? no Tuudes läks vist randa vahepeal , aga nagu ainuke võib-olla kommentaar on see , et Red Rock on ka ikkagi chatis , kes siis ka mängib meil SLE-d , siis oma selle teise tiimi alt ütleb tegelikult õiesti , et plaan on vaja paika panna . et näha oli , et Nocturne ei olnud nagu päris kindel , et mis me teeme ja noh , see esimene Drake jätkuvalt , et minna nagu peksma Drake'i , kui sul on level 5 jungler , ennemine on level 6 , kaotame Braiod ära . et ma arvan , Draakonil on nagu selles mõttes õigus , et Eesti võiks nüüd siin natukene võtta
kokku, mida nad teha tahavad, kuidas nad teha tahavad ja et mis need konditsioonid on, et Objective'it ümber mängida. Jah, aga tundub, et siin tehakse väike paus. Ma täpselt ei saa aru, siin üks tiim ütleb 15 minutit, teine tiim ütleb 3 minutit, et lähme me ka siis väiksele kiirele pausile siit vahelduseks. ja sinu sõstra mustad silmad ei liial ununed, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame. Ai lelle, me metsavennad oleme. Ai lelle, me metsavennad eestlased. Ja oma lippu sinimusta valget me ikka au sees hoiame ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane. Ai velled, me metsavennad oleme. Ai velled, me metsavennad eestlased. Kuldne õhtupäike, ilus oled sa. Kui sa oma väike saadad üle maa,
meie maast ida pool asub punane joon, üle minna sealt keegi ei taha. Seal on juutide võim, poolib trukkide roim, õige eestlane lüüaks seal maha. Seal on põrgu, kus piinu on palju, igal sammul seal luuramas surm. Verehojad seal voolavad päeval kui ööl, seal on jultunud roimarid tööl. Kremli müüride sees musta vuntsiga mees, seal on rahvaste timuka Stalin. Inimverd tema jõi, Balti riike ta sõi, paksu mao endal ette ta kaanis. Ära küüditas paremad pojad, ida poole, kus Uurali mäed. Ära taplista need, kel ei meeldinud ta tööd, ikka verised olid ta käed. Aga äkitselt siis kommunistidel kriis, sisse tungisid Saksa fašistid. Hitler ka hirmus mees, tema turmtule ees, Punaarmee nüüd plaagama pistis. Joosep jookseb ja haaduvad taga, haua kõrvale kerkib uus haud. Eesti mehed seda maha ei maaga, juba kõlab metsavendade laul. Eesti mehed seda maha ei maaga, juba kõlab metsavendade laul. Nii, ja oleme tagasi jõudnud siis Game 2 drafti. Ja näeme, et bännid algavad täpselt samamoodi. Kas me ootame siit mingeid üllatusi? Pantheon bänn on üllatus. Enne oli Ash Senna või Ash Seraphine, tähendab mõlemad. Äkki nad Siin ootavad on- B1 mingit Seraphini. jah, siin on võimalus, jätakse mõlemad lahti ja handshake itakse. Sera ja Senna mõlemad bännad, et ei tehta siin väga vist midagi, võetakse lihtsalt Ash ära. Üllatuslik. Bänn, mis eelmine mäng oli teisena, jäeti vabaks ja nüüd järsku võeti. Aga millega sa peerid seda? On minu küsimus. Eks nad mängivad mingit trash'i või ükskõik mida, et noh, et sa võid mängida Ash Seraphini, see on by far the best on ju, aga et ega ma arvan, meie tasemel tegelikult ei ole nagu nii tähtis, et nüüd sul see veel spearing otseselt on. jah. Tuudes, mis sa arvad, mis siin, ma ei tea, topi pool'iga või nagu jungleritega või niimoodi näiteks hakkab tulema? Kas sa arvad, et Ma- tuleb jälle mingi tank match-up? Ma enemi OPGG-d ei ole näinud, ma ei tea, mis championit ta mängib, sa enne ütlesid, et pigem oodata tanke, ma arvan, et seal mingi Orange Iron siis arvatavasti tuleb. On minu arvamus. Enemi on jah selline, ta on suhteliselt üks-ühele kukliga, et mõlemad on tegelikult popi mängijad mostly ja siis tuleb Sion ja Kasante ja Orn oli vist mõlemal suhteliselt kõrgel, ehk siis midagi sellist. Aga ma vaatan, et tankid hakkasid siin chat võtma, mis on päris hea. Bännisid Karma ja võtsid Shinzo. Nad otsivad ka mingit enchanterit, nad võib-olla tahavad Lulut siin minna. Lulu iseenesest oleks päris hea koos Siviriga ja Xinjiaoga, aga ma nüüd veidike kardan seda, et kui Vitagin seda eeldab, siis nad võiksid selle Threshi lukku panna. Ja ma arvan, et me neid hukke hakkame mingi hetk ikkagi püüdma ja sealt võib minna päris raskeks. Nii, Orn, okei. Nii, kui mina peaks Orni vastu mängima tanki, mina arvatavasti tahaksin Kukli champion poolist võib-olla Xante.
sul on võimalik teda ära viia kuskile, ultid cancel'ida, lane'is võita. K1. See jungler ei mängi tavaliselt selliseid carry pikke, nii et näha on, et ta võib-olla selle esimese mängu põhjal vaatas ka, et kuule, et enemy jungler on nagu natukene vähem comp experienced, et ma ei hakka täna neid 5 Wukong'e ja neid mängima, mida ta CVL-is mängib ja läheb selle Assassin's Route'iga. Tuli SLS lõbutsema. Väga õige. Tuligi luulu. Tuli luulu ära. Kas sa arvad, et sa ütlesid, et Kasante näiteks Kukli puulis, kas sa arvad, et nad bännivad ka midagi selle Orni jaoks siin või sa arvad, et nad pigem vaatavad miidi bänne, et Grellerile setup'ida mõni hea pikk? Arvestades seda, kui vali hääl Grelleril võib olla, ma arvan, et nad pigem bännivad miidi. See on aus. Ma arvan, siit tuleb Twisted Fate ja Hui bännid. Tegelikult Hui. Kas on veel mingid Dashiga midlanerid järgi? No üks asi, mida Pansen mängib? Ma ei tea, kas see Sailat mängib või Aurora on tõesti, Aurora on üks valikutest, jah. Ma ei tea, kui hea ta Sailas otseselt on, aga Sailas on päris palju pead tõstnud meil metas. Meil oli ka hea bänn. Jah, et üks setupib oma midlaner ja teine setupib seda, et Jakob ei sureks 12 korda ära. Sellises mõttes on nagu drafti plaan on suhteliselt lihtne mõlemal. Siin on ka mõte mingi pikkida näiteks Sion ja R5, mingi Cassiopeia näiteks. Või Rise. Cassiopeia meeldib rohkem. Mis sa sellest match-up'ist arvad? Kas sa tead midagi selle Tamgench Orni kohta? No ma arvan, et tanki match-up'id on nagu väga loeb see skill, ütleme nii, kui lihtsalt game knowledge, kui sa oled piisavalt tark, et sa ei lähe Tamkenchi vastu tureti alla plate itima, siis sa oled Orniga fine ja vastupidi ka, et kui sa ei hakka seal tureti all autoteke tegema, siis peaks see olema täiesti scaling match-up, aga ma tean, et minu kõige suuremad õnnetused juhtuvad alati sellistel hetkedel, kus mõtlen, et saaks ikka ühe selle Graspi brokki seal tureti kõrval ja viiakse kurat ära mind Tamkenchi ultiga. Et võib minna mõlemale poole. No eks näis, kas juhtub, et tegelikult nad topis seal madistasid, aga vist kumbki soolokilli ei saanud, kui ma ei eksi. Enamus killid tulid ikkagi assistide pealt, aga no draft läks põhiliselt ja tuleb veiga ära, millest korra rääkisime ka, et seda Sona ma olen in-house'ist näinud. Samas ma saan aru, miks see pikiti, ega tal siin väga tretti nagu peal ei ole. Kumma tiimkompi, ütleme, kui sa nüüd mängiksid kummaskis tiimis, siis kumma sina eelistaksid? Mulle tundub, et Vitageni botlane ei tohiks saada mängu mängida, kuidas sa Ash Sona K6-iga võitled Sivir Xinsao Lulu vastu botis krabi. Tundub nagu suht unplayable. Ja et sa seda vabatahtlikult veel teed, kui sa näed enemi pikke. See mõttes küll, et seda küll, aga ma arvan, et see on rohkem välja, et see Lulu kõnnib sinna K6-ile näkku ja saab one-shoti ja siis tuleb 2-3 fight. Vaadates nagu eelmise mängu pealt. Paberi peal, ma arvan, ankide 3v3 on väga palju tugevam. Ei, ma nõustun. Sellega ma kindlasti nõustun. See Sona on selline huvitav pikk, et ta võib selles mängus tegelikult scale'ida suhteliselt hästi, kui nad ei tee mingit disasterit. Samas nägime eelmise mängu pealt, et Vitageni botlane on natukene Iger vahepeal step up ima, natukene liiga julge olema. Ja see 3v3 nagu tegelikult peaks jah suht üle sõitma selle Sona Ash early game'ist ikkagi. Ma ei tea, kuidas see midlane'is minema peab, kes esimesel hakkab need wave one hittima, kas Syndra või Hui? Tahaks uskuda, et Hui. Mõtlen, et äkki isegi see kord on esimesed draakonid Anki poolel. No, kuidas sa kõnnid sisse K6 Sonaga? See on selles mõttes jah, selline moment, kus tuleb vaadata, kuidas tiimid mängivad. Nagu jällegi, ma arvan, et tankid ei pea olema väga kurb selle drafti üle. Pigem jälle selline draft, kus sa pigem oled nagu päris rahul. Vaadates võib-olla seda, mis tier-listides ja asjades räägiti, on ju. Iseasi ongi nüüd see, et kuidas nad seda
massive scaling ut võib-olla, mis selle Ori ja, või see Orni ja Sona ja selle pealt nagu tuleb. Et kas nad suudavad seda Xin Zhao early game presence'it nii hästi ära kasutada? Me näeme siis ka seda, et Ankid on siin võtnud otse straight playbook'ist siis Eesti puriturna parima tiimi draftbook'is siis Team Compi alguse vähemalt. Et teame siis, et Üdraspiim ja Varisaar mängisid seal minu arust mingi 75% mängudest Sivir Lulu Xinni või vist oli, ma ei mäleta, kas oli Koog või Sivir, aga üks nendest kahest seal pidevalt oli ja Xin Lulu läksid neil see on perma klassika lukku. meil CVL-is on samamoodi. Jah. Tundus päris tuttav see algus. aga nüüd see viimased kaks on siis siuksed natukene huvitavad, et teame, et Blindboy oleks selle knarri seal lukku pannud, onju, isiklikult. Aga noh, enne siis sai korra, ma ei mäleta, kas see oli on stream või mitte, sai räägitud korra sellest, et Kukkel, et enemi vist pigem tahab, et Kukkel selle knarri sinna pikiks vabatahtlikult. Kusjuures, kui Jah, see tank põnev. Genshin Olafi vastu vahetada, siis see on täiesti meie CVL-i tavaline draft. tuleb välja, et League of Legendsis on kõik draftid suht sarnased. Enamus ajast. Üllatuslikult nagu champion. öeldakse, siis Pro Plays on 5 tiimkompi ja nii ongi noh. Jah, selles mõttes, et kui sa Bruiserid ei piki junglis, siis sa võis griifab praegusel hetkel. On see, mida mina olen aru saanud, et see Xin Zhao champion ja see Pantheon champion ja Wukong champion ja Jarvan. arvan, et Riot võiks natukene muudatusi teha, sest kui ma ei eksi, siis mingi aasta aega tagasi oli täpselt sama probleem, et enemil on Thunder Sky ja good luck, have fun lihtsalt, et see on nagu level 18 Aatrox jookseb ringi lihtsalt. Et nagu on võib-olla aeg äkki Versi batch'il siis, et jungler saab ka lurfi lõpuks, et ei ole iga jungler 4K LP, aga noh, võib-olla saab loota. aga 2 aastat tagasi olid lihtsalt iga mäng nägid Brändi ja Sairat ja Rumblit ja Gwenni ja True. mingil määral nad ju muutsid seda metat. ja, aga viimased 2 aastat see Xin Zhao, Wukong, Jarvan on nagu lihtsalt koos Pantheoniga, kes siis vahepeal saab nerfi, vahepeal tuleb tagasi, nagu need on siuksed 4 core champion'it lihtsalt kiti pealt, kes seisavad vankumatult seal hetkel. Jah. Aga noh, eks samas on ju see, et me näeme siin mängus Synrat, noh, Synra on olnud pikka aega juba, samuti on ju väga tugev. Noh, Sivir on olnud aastaid selline Pantheoni stiilis on and off, et kui ta on hea, siis teda mängitakse. Kui ta ei ole hea, siis ei mängita. Eks see meta jah, võib-olla on selline, et eks need draftid on tihti peale suht sarnased, aga noh, vähemalt saame näha Kaasiks, Sona ja Tam Genshi täna. jah. vaatame, kas Ja teist Game 3 korda ka ikkagi näha. tuleb ka. Game 3 tuleb ka. Can only hope, can only hope. Et ja siin noh, Spectator delay ütleb veel 1,5 minutit, vaatame, kas seekord ka Riot annab meile siin mingeid üllatusi või mitte. Teeme kiired prediction'id, mis minutil saab mäng läbi? 26 on minu pakkumine. Kas sa esimest osa ei kuulnud? 26 ütlesid? 26 jah. 26. Riks? Jah, see, mis midagi võtab Barani, on ju, läheb Baraniga, võtab Inhibid, siis Recallivad, on ju, võib-olla võtab Drake'i peale, 26 on suht aus. Aga samas ma nüüd loodan, et Ank teeb selle Sivir Xin Zhao Lulu maagiat, mis tundub nüüd võib-olla Eesti selline uus praum olevat. Ja äkki me venitame 28. minuti peale seda. Ja siis võidame. Mina tegin 32, Vitagen võtab Baroni, siis throwib mängu ja siis Eesti throwib vastu. Over force'ides endi. Ja saamegi 32 minuti endi. Souliga. Souliga 32 minuti endi. 20 sekundit siin veel, natukene veel jäänud mänguni. No, Ankidel on lootust, et jällegi ütleme noh, drafti põhjal on lootust minna 3. mängu. Esimene mäng oli ka lootus, nägime, kuidas see läks. Aga äkki first game Twitterid on kätest välja saadud siin, võib-olla pannakse natukene, hakatakse siis sõnadega abistama enda junglerit, kes tundus natukene lost olevat vahepeal. Ja... Kõige tähtsam on see,
ma isiklikult mõtlen, et siin tuleb teha sellist, me oleme kõik Varisaari Southboardi kuulnud, et meil on fucking Lulu on ju. Et nagu Like It More tegelikult ju, muidu on küll mikker päris valjult, et tõsta nagu see mikker nüüd kõrgele ja võta ma siin seal, võta kraes kinni ja lähed kõnnid seal, ma ei tea, Türi lillelaadal kõnnid ringi nagu koeraga noh. Ütled, et tule siia Savi ja lähme nüüd. Et teda on jah vaja natuke guidida ja nagu tegelikult see Lulu Xin Zhao peaks suutma nüüd ikkagi natukene koostööd nii, aga näeme siin nüüd Kukli poolt level 1 botlane'i jalutamist. Ja Pansen ka siis täitsa, vaatame, mis siit siis, aga spotitakse ära ja ei juhtu midagi ja saadakse siin vard vastu, Clay näeb seal ära, aga Kukkel peab siin, huvitav, kas Kukkel alustas 2 veega ka või? Ei võtnud veel spelli, et no see on tänapäeval nii standard see push warding, et sa pead lihtsalt, sa pead seal minema. Ainsad korrak, kui seda teha saad üldiselt on siis, kui sul on mingi vähe toredam champion nautilus või midagi. Aga... Ma just mõtlengi seda, et tegelikult ju enemil ei ole ju melee supporti, sul ei ole melee supporti. Nii, aga nüüd tuleb ju level 1 all in, siin näeme Ash Sona force'ivad double sumsid, triple sumsid botlane'ist ära, ise ainult ghost'i kasutades ja no see botlane on nüüd uumd. Aga kuidas üldse? Piim võib-olla nüüd seal Kohtla-Järvel keeras veits ümbervoodis, vaatas mida vittu te teete, aga see on veits disaster, sest et topis me kaotasime ka XP-d, kui ma ei eksi. Saame korra teada. Ei tundu, et oleks missinud. Ei ole missinud. Okei, siis on see kõige olema. Kõik farmaga kätte saadud, jah. Aga isiklikult ikkagi jätkuvalt me teil ossa oled ka ju botlane player, nagu kui enemil ei ole melee supporti ja sul ei ole melee supporti, siis kuidas sa catch'id enemi selle mid lane vardi pealt või noh, mid push'i vardi pealt? Ei catch'igi. Kukkel peab seal 2 veega alustama ja blindly sisse minema ja lootma. Ja siis ta enda lane on doomed, nii et nagu kui ta peab 2 veega starti tegema, nagu seal ei ole anglit. Jah, ja noh muidugi, noh samas Vitageni botlane'i poolt hea tööd, teadsid, et see botlane on punishitav apparently ja kasutasid ära. Kasutasid ära selle võimuse. Kristallkuulike ütles, et siin saab sisse minna Sonaga. Nii, aga näeme siin Clay level 3 gänki tulemas, siin on küll kõik sammid veel üleval, et ja Sikan flashib forward, proovib treidida killi, ei saa seda kätte, Jakob saab minimaalselt eludega ära ja Clay vastu seina pea ees. Oi, pöörake pead nii, aga nüüd Kukli peal otsitakse siin killi, ootab, et kasutaks spelli ära. Ei kasuta Kukkel 2 ära, kuu missib ja no nüüd on Kukkel peaks tegelikult siin surema, ma arvan. 2 veega, nüüd hoiad, cancel'id 2 veed, no ei pane seda basic'it ära. Nüüd Kukkel lippab siit 2 veega välja, mana on ka otsas, siin kill anglit ei tohiks olla. Vaatame, miidis samal ajal, Pansen on siis hakanud hoopis surema, jääb siia vahele, tema ka siit välja ei saa. Sureb, noh, Kukkel, jah, seal ei tohiks olla, tehta anglit. Veidike lohakas surm. Upketšiga karistada. Jah, ei jõua, vist Kukkel ikkagi võtab selle base'i ja jäänud sinna ootame Tower jälle minimaalselt eludegi. Veidike lohakas surm Panseni poolt, sest et ju, kui ma eksi, oli teada, et KSX oli ju boti pool, ma ei tea, kas me korra nägime teda, aga ta hoveris täiesti sinna Riveri poole, kui ma vaatasin. Ja põhiliselt KSX sai näkku nagu kõndida tal. Et kas nad ei teadnud, et KSX on siis alumise liini pool või... Ei ole päris kindel, ei vaadanud nii täpselt seda mappi sellel hetkel, aga noh, nendel see bots kattel oli, võib-olla arvas, et on turvaline, sest enda jungler oli seal pool, aga mõlemal jungler kill laual ja ise ka seda viga teinud, et jungler võtab Scutlet ja sama aeg ma saan arvan EQ-d, nii et saab andeks anda. Ja vaatame siis, cool back ja sealt läheb lihtsalt scale ima, no ega sul seal muud teha ei ole, pead minema. Õnneks või pushib seal, ei ole väga hullu, noh see... Riot auto direkt ikkagi tahab täna loopida normaalselt edasi-tagasi. Oi, milline Jakobi treid. Aga samas nagu hea töö Ankerite poolt, et nägid, et enemy botlane on overextended ja jätad need paar kämpi tegemata, et ma tean, et Owner siin nüüd üle-eelmine International tegi vist kogu aeg seda 3 camp into botgang, sest et sa lihtsalt botlane'ina ei ole enam harjunud, et junglerid tegelikult skipivad. Et enamus on sellised full clear merchantid ikkagi.
jah. Suhteliselt jah kadus ära, aga noh, see on siin jungle player'id ütlevad, et see on lihtsalt hard grief, kui sa seda teed. Noh, veel suurem grief, kui see ei õnnestu, on ju. jah , võib flash'i vastu seina , kunagi ei tea , mis juhtub . Nii, aga siin nüüd otsitakse uuesti no flash, ghost blow itakse, saadakse kätte, aga no siin ei tohiks midagi juhtuda. Knock-up tuleb, no kas on piisavalt tämmi ja on piisavalt tämmi, Jalk Maarus kürjub selle killi sealt lõpuni ära. Ja Pansen otsib siit edasi ultiga, ei noh, see ei tapa veel tänapäeval, aga nüüd Pansenil võib-olla natukene raske lane'i entrida, aga vaatame, kas Clay läheb treigi peale hoopis, tead, peaks nagu oleks vaja. Ei, Krõlle push'is veebi ma arvan , sa mid-lane'il annad need casterid ja jäad treiki . võib-olla jah, siin nüüd on natukene võib-olla ohtlik, on eks bot lane tuleb appi, siin K6 hoverab ka boti pool ja enemi mid ka ei liigu päris. Et võib-olla siin oli isegi mingi väike contest angel Vitageni poolt, kui nad oleks tahtnud. aga nagu me ütlesime , kui keegi on võimeline Eestile mängu võitma , siis on Zikan isiklikult ja tugev 0-6 start on olemas , nii et samas mina ei ütleks , et ainult Zika on seal süüdi , ma arvan , Savi väga vapralt ja julgelt kõndis B-lane'is sisse ja teised võib-olla isegi näinud seda änglit seal kohe , aga tema selle leidis . Ütleks ka natukene tundus, et teised nagu veits olid hesitant, aga tema võitis selle 2-5 ja otsustas, et ta lihtsalt läheb. ja niimoodi peabki . ta on ikkagi vaadanud , et ta annab fucking Lulu , nii et ma arvan , et ta õnneks jah , selle ängli ta praegu leidis . selles mõttes küll jah , hea töö nagu Ankriti poolt . Ja näeme siin siis Jakob ostis puutsid esimesena ära, üllatavalt suutis vajutada õigeid nuppe vahepeal. Sheen, Start, Siviri minu arust, kas ei ole, kõik muud asjad ei ole paremad seal või ? Ja näeme , ja nüüd Savi saab veidi , kas ta saab aru , et red buff on põõsas . Ja nüüd näeb kahte , aga ikka läheb sisse Savi , mis me teeme , ulti eemale . Oi , Savi . Google'ilt ka vist oli info puudus äkki , et seal kadunud on , aga jah , tegelikult ju Red Sweeper ju näitab ikkagi päris hästi ära , et vastu on seal põõsas ja me nagu klikkisime põõsasse veel edasi , mis on natukene segadust tekitav . et kas võib-olla Netflixi sari korral pani teisele ekraanile kokku või midagi , et no võib-olla oli põnevam koht lihtsalt , et nii , aga nüüd Stinna on siin vahele jäänud , flash'i veel üleval ei ole , peaks siin surema , kas Jakob võtab endale , ei no üritas võtta , aga ei , ikkagi Jasa suutis endale selle kuidagi kätte saada . nii , aga nüüd ja napilt missib Kukel , siin on ängel ja Kukel teab änglit . kuigi Ornil tegelikult on flash üleval , see lihtsalt jalutab siit välja , aga siit killi tuleb . peab selle kolmanda kuu ära flash ima . ja ei flash'i ja no ikka julgelt hoiab , lõpuni hoiab . nii , ja nüüd Savi tuleb siit dive änglit otsima . 2-V peab hittima , no oi , mu silmad . Savi poolt nagu oli algus oli päris hea , no not gonna lie , he had us in the first 5 minutes nagu , ja nüüd 2 fumblit järjest lihtsalt . ma tean , et ta pidi minema õllesummerile , aga ma ei tea , kas ta mängib õllesummerit või et nagu see jah , ta nägi sealt 3 orni vist , et ei oska kommenteerida ausalt öeldes , peaks jooma hakkama . nii , aga siit saadakse , Vitagen saab 2 kraabi kätte ja saadakse knock-up K6 peale , kes on sunnitud flash ima . Siis on jäänud siin Stinna väga lood elludega , tal on veel flash alles , flashib ära , jääb ellu siin , otsitakse , Greller otsib vastu , aga no ei leia midagi . kas siis saadi , 1 kraab saadi jah endale kätte , aga no 2-1-le , 2 flashi maas , ei ole kõige hullem tulemus . ma läheks tagasi korra selle Siviri pildi peale . ma tean , et kui Beam näeks , mis siin toimub , ta saaks südameataki selle peale , et ta iga kord claimib lihtsalt kõiki Sivireid , kes SS Riverit ehitavad , ta ütleb , et see on täielik noob trap , seal on mingi 10% win rate diff või midagi sellist SS Riveri ja teise kõige nii-öelda SS Riveri pildi ja kõige parem pildi vahel . jopt . no selles mõttes pole vahet , mida sa pildid , et kui üks mees mängib niimoodi , siis nii , aga siit Kukel peaks võtma tower alla . no ei taha võtta tower alla millegipärast ultiga . mana vist oli otsas , mana otsas vist jah , see on raske saada änglit .
jah , et muidugi mängustate'iga on veits nukker nüüd näha ka seda , et me oleme killidega võrdne , aga me oleme ikkagi selline 1K maas ja meil on isegi Drake , et Ja siin ei anta Kuklile free back'i ega ei ole kedagi tulemas ka siia poole. Samas, noh, teame, Orn Assassin, siin on kill angle iseenesest, kui tahta. Mina olen näinud seda kill angle'it. Nii hakkab siin tantsib Krelleriga ja dodge'ib kõik asjad ära, mitte ühegi asjaga pihta ei saa. See oli mental diff. no meil see missing pin . ja Jakobit tuleb L-chati. Nii, aga Jakob on ikkagi rahvamees , et tuleb Orn peaks otsima, siit peab Orn otsima, ulti, ei tule ultit, seal oli true kombo angel ju. Nii, ja tuli ära. No me kõik teame nüüd, et see õige Orni kombo ei olnud, on ju. Nii, aga nüüd näeme ja Jakob ei märka nii, aga Savi on ka õnneks õigel ajal õiges kohas. Õnneks Jasa teab. Vaatame, siin on nüüd... Flash'e pole. Flash'e ei ole, Stinna peaks surema. Greller on esimesena siia jõudmas. Kaasiksele ei saata peale, nüüd natukene ja läheb kriitiliseks, nii. Vaatame, Clay on siin vahele jäänud, Clayl on ulti maas, proovitakse leida Greller peaks siin surema, Sikan üritab vastu fightida, Jasa on looviks kukkumas, minimaalsed elud, flashib ette poole, Jasa saab üle seina ja väga hea fight TPX-i poolt. Või noh, hankida. miks me TP-me ? Et Sivir saaks insta-riik kallida ja toppi kõndida. For sure, Oi, aga seda ei tabata ära. for sure. Läheb ise back'i ja läheb tagasi. ei , ega head infoid . midagi . Aga hea, teine Drake ka secured, et väike Drake stacking käib, on ju, botlane on ees. No ikka viimaste elude pealt siis Jasa ikkagi suutis üle seina ka veel minna seal. Ja noh, nägime seda, mis sa siis enne rääkisid, nii, aga nüüd näeme, vaatame, kas hakkab Pansen siin vahele jääma, aga siin ei tohiks väga suurt ohtu olla. Ultid on maas. Et siis Jakob hakkas üksinda jalutama sinna põõsasse, kus Kaasiks ümber nurga seisab, on ju, aga õnneks Jasa teadis. Ta on kuuldud gameplan'i ja kõndis ta kõrvale, et ta one-shot'i ei saaks, on ju. Ei olnud isolated, ilusti kaitses siis Jakob ära siin. Pole kindel, kumb see support nagu peaks olema. ja jälle see Xin Zhao Lulu Sivir , see oli nii-öelda power , nagu see Sona ei ole veel selles staadiumis, kus ta oleks nii kasulik . ja eks see K6 Sona versus noh , Xin Zhao Lulu me nägime , kuidas põhiliselt Sona sai mörderit . et see Vitageni botlane , no ikkagi Fraudwatch on , ma ütleks ikkagi täies hiilguses praegu nähtav . Siin mängus kindlasti, aga näeme, topis on nüüd kaks levelit difference tänu sellele TP-le seal botlane'is. Quest pole ka veel tehtud Kuklil. jah . otsitakse mingit anglit siin miidis . oi, Pansen , kuhu suunas ? Flashimine siin ikka , ankidel see flash usage on ikkagi on point , mul on tunne . nii , ja Clay ei tohiks siit otsida väga palju , Jakob on ka muidugi miidi tulemas . aga directed camera õnneks tahab meile näidata , kuidas Kukkel saab smash'i top lane'is . ma ei tea , kas peab Screamis harjutama flash nupu kasutamist võib-olla , et see on nagu siin mingi kolmas juba intsident , et kuidagi palju . natukene juba jah . mitu flash'i juba päris huvitavalt läinud , et nii , aga okei . aga samas võib-olla on väike närv sees , sest tegelikult ju Eestil ei ole olnud nüüd tükk aega , ütleme ausalt , tegelikult see tseenil oli ikkagi päris suur rahu , et nagu meil mingid tiivid mängisid , aga noh , ütleme suht vähe , mingi suuremaid watchpartys ei ole olnud , onju . ma näen , et TPX-is on praegu selline suurem seltskond jälle koos , et meenutab veits sellise Reval Linksi season 5 pluss rästikute mängud ja Ultraliiga ja kogu see pull , mis meil oli . et võib-olla oleks see veits jah , häbelikud Eesti ees lihtsalt . nojah , käed veits värisevad . käed vanad ka , onju , ei ole päris kindel , kas on Parkinson või närvid , onju . 1-2 . noh , Jakobil võivad mõlemad olla . jah , võib-olla jaanipäevas ka veel veits käsi on väike tsükkel , võib-olla ei ole veel magama saadud . oht on alati olemas siin . vaatame siin jälle Kaasiksi siin veidi vaikselt camp spawn'i peal . siin näeme ka ikkagi Jungle Diffis juba 30 CS-i , jälle lead on siin 14 minutiga , saadakse see camp ka kätte , kui ma ei eksi . ei saadud vist ikka , Xin Zhao sai endale selle smite'iga . aga kätte on saadud , nii , aga nüüd kas saadakse siin kahe peale , jälle on flash üleval , pead ära sööma , väga tubli . no saadakse siit torn kätte , aga noh , first tower on ikkagi läinud .
Shutdown saadi ka kätte siin Xinchaole jälle. Xin on juba suht tugev tegelikult, et siin 4 killi, 3 assisti laual. 6,6 ka. Ei ole... Ja näha on ka, et veidi vist... Jah, et Jakob vist võttis ikkagi kratis kinni selles mõttes, et kõnnib käsi käes nagu peab. Et võrreldes esimese mänguga on ju tegelikult Tankelite see esimesed 15 minutit, noh eriti see ütleme siis 7+ minutit, on ikkagi kõvasti parem kui see, mida me esimeses mängus nägime. Jaa. Noh, neil on veel 10 minutit aega, et kaotada või võita. Ja siin nüüd väga hea Team Coms, kuidas siis kasutame Oracle'i ja Pinkvardi korraga. Nüüd Savi otsimas siin Invade'i kämpide peal, mida ei eksisteeri. Kindlasti peaks koju minema selle Orni Bounty'ga. Tal on palju raha taskus. Tal peaks olema suht palju, 1200 on taskus, jah. Siis siin Siviri jätab pushima 5 blade'iga toweri peale, aga no me teame, et Siviri saab one-shot'i seal match-up'is, kui ta jääb. Keegi teine teda ei support'i ka seal. Päris täpselt nagu loogikast aru ei saanud, mis see mõte seal oli. Siviril nagu 800 ka, ainult ei ole nagu suurt base'i ka tulemas. Clogi ostis. Ja nüüd vaatame siin hakkab uus Drake tulema, 6 sekundit seal Drake spawnini on, kohe siin spawnib TP ka juba sisse tulemas Orni poolt. Kukkel samal ajal siis siin natukene jäänud botlane'i näppude vahele. Clay väga head tööd tegemas, Grell on kukkunud, Orn leiab siit ultimate'i, Huey on ka maha langenud, mõlemad midlane'id maas. Sikan peab siin fight back ima väga tugevalt, Kukkel napilt elamas siin ikkagi see item, mida hoiavad teda ja noh, Tough Gensh hoiab ise ennast ka päris palju elus. Kaasiks ka väga madalaks kukkumas, nüüd on väga split fight kuidagi, aga ma arvan, et tankid peaksid selle Drake'i endale secure-imas, et saadakse Herald ka maha, mid pressure on olemas. Vaatame siis, kas siin dropitakse Drake ikkagi. Dropitakse Drake ikkagi mid toweri nimel. Ma ei ole kindel, ma arvan, et oleks võinud ju Drake'i võtta. Ma arvan, et tegelikult ma arvasin, siit tuleb kombalt Herald. See oleks selline hea viis võib-olla seda fighti nagu re-engage ida. Eriti kuna flash'id asjad on maas. Nüüd kaotasime topis wave, kaotasime botis toweri wave'i, andsime Drake'i, noh, midi toweri saime, map natukene võib-olla rohkem open, aga ei tea, kas selles olukorras vajalik oli. Jah. Ei tea, kas oli nagu vajalik selles olukorras seda nii palju ära anda selle nimel. Ühe mid toweri nimel. Ma vaatan scoreboardi, et Jasa on nagu nüüd järsku väga palju CS-is maha jäänud. Kullaga küll veel eest tänu killidele ja kullile, aga... Ma arvan, et seda esimest River. Piim kindlasti ütleks. No eks siin Lulu kadus ka vahepeal ta kõrvalt siin ära, et võib-olla ta mängis veid safe imalt ja andis võib-olla paar veevi ära, kus ei oleks pidanud ja need asjad. Samas Soona ka muidugi hästi palju roomisega, no eks jah, hash 1v1 ees, ma ei tea, peaks vist võitma. Võib-olla mõne teise itemiga. Aga nüüd on tähtis näha, et kuidas see miiki välja näeb. Nüüd otsitakse Syndra peale, aga Pansen hoopis siin saab ise one-tappi. Ja hoopis Lulu on siit Ashi ultiga kätte saadud. No, Tragedy Pansen overstepib natukene liiga palju. Nii, oota, aga meil on väga tähtsad küsimused. Orn on brokkinud 19 korda. Ukkel on brokkinud 19 korda. Okei. Mäng on veel võrdne. No vähemalt toplanid on nagu, jah, see mõttes väga võrdselt see mäng on. Noh, kas just üks võttis Toweri nulli blade'i vastu, aga... Ühel pool pressure ikkagi tugevalt ühel pool, aga... No aga see meenutab mulle jällegi see sama mustrit, et tegelikult millest... Ja nüüd on engage midis, Jasa on sunnitud flashima. Jakob ka vahele jäänud siin, ei tohiks tema välja saada, no napilt ultiga proovib ennast save'ida, aga nüüd ei ole siin fighti. Savi siin ei ole fighti.
Kukkel peab ka enda ulti nüüd blow ima, et savi päästa, aga no seal ei ole fight'i savi. ja jah, aga muidugi huvitav vaadata seda, et see K6 ei ole üldse tiimiga, et kogu aeg, kui see fightimine asi käib, siis Tuudes vist korra, ma ei tea, kas ta mainis vist off the air nii-öelda, et see jungler enemil nagu ei ole alati kohal, ta nagu ei ole kõige aktiivsem. Aga kui ma nagu vaatan seda, mida ta teeb, siis tegelikult ta nagu, ma tahaks nagu öelda, et ta natukene teab, et ta tiimis on sellised võib-olla temast kindlasti madalama tasemel härrased, et ta nagu natukene secure'ib ima endale seda liidi kohtades, kus ta ei peaks. Aga et olla kindel, et ta ise on nagu nii-öelda tugev. Nii, aga nüüd katse 2 Grelleri peal siin vaadatakse, aga no sul ei ole veivi, no millega sa taivid? Mis sa ütlema hakkasid? Kelner. Ma ei saa, no see chat on mul juba pea sees, lihtsalt ma ei saa, ma loen mingi 6. korda. Ja nüüd näeme, see Panzer on vahele jäänud, K6 peab ultiga välja minema, TP tuleb keset fighti, üritatakse väga saada K6 peale, Orn on nüüd 3-man ultit leidmas siit, double knock-up, Sona on kukkunud, Savi on jäänud väga üksinda sinna teisele poole seina ja nüüd Orn lihtsalt seisab ees, ei ole tämmi veel, et sealt läbi minna. 1-1 fighti lõpp. Või kas on ikkagi fight läbi? No Kelner on nüüd ikkagi pandud lauale ja maha võetud siit. K6 on ka langenud, annab enda shutdowni ka siin Siviri kätte veel ära ja kuidagi Ank on hoopis extendib selle fighti võiduni. Kelner jah, kriifis. Kelner tõi toidu lauale ja pandi hoopis ise sinna purki ära. Ja, aga nüüd jällegi Vitagen on natukene overexcited, nagu sa näed, Sona ulti tegelikult oli selline 4-5 sekundit oli puudu sellel hetkel, kui fight hakkas. Ja ta ei jõudnudki seda kasutada. Ja vot ilma Sona ultita fightida on ikka päris halb ja Ank karistas kohe selle ära ka. Ja, et olen aus, mina ei näinud seda Englit seal. Et extendida seda fighti seal niimoodi edasi, et ei tundunud mulle kõige optimaalsem, aga nii aga Kukkel siit nüüd otsib kuskile ja Ash on saanud slow'i pihta, ei connectis Xin Shao seal enda abilititega. Aga Drake position on saadud, oleks enne selle 3. Drake'i ka ära võtnud, oleks praegu soul point, aga noh, seda me ei tahtnud väga teha, on ju. On siin tekitab ruumi, Kukkel on nüüd natukene üksinda, nüüd on Kukkel natukene üksinda jäänud, siin proovitakse ikkagi ilusti, saadakse endale position kätte. Peab nüüd hakkama otsima Vitagen endale kuidagi seda entrance'it siit. Vaatan, ma arvan, kas võib-olla K6 bitti ei ole, okei, pannakse blink bitti. Ja nüüd Orn avab siit, leiab 3-man ulti jällegi, Clay hoiab siin kõiki teisi tagasi, proovitakse Orniga tegeleda sama aegselt kui Clay'ga. Clay on langenud, no Orn ei ole veel hakanud kukkuma, Jasa on väga low'iks kukkunud, Kukkel päästab ta siit ära. Ja no okei. Oi, aga Huey ulti. Huey ulti tegi ikka jõhkralt tämmi ja Sona on kukkunud siit. Jasa proovib veel tämmi ja Kukkel. No ei, connecti, no nii vähem puudu, nii, aga nüüd Pansen, väga Pansen clearib. K6 saab endale kätte selle Drake'i küll siit, aga nüüd siit, kas on Ängel Nashi minna, tegelikult tehtaimerid peaksid piisavalt pikad olema. Kas tehakse kall ka, et minnakse otse sinna? Muidugi me Sivirit on võib-olla nüüd veidike keeruline. Võib-olla peissima, ma arvan, see oli ikkagi selle 100 eluga. No pigem oli elu nullis, aga... Ja Kukkel peab juba tankima seda. No muidugi tegelikult jah, sul on Huey, kes ja see, kes Lulu, kes shieldivad, aga on see natukene reisist Päran, kes hitib kõike korraga, aga siit peaks olema Päran secure, siis kui enne ütlesin, et Vitagen saab Pärani ja throwib, siis mul on tunne, et siin on võimalus vastupidi teha hoopis. Ja kui ma eksi, siis seerias põhimõtteliselt esimest korda on nüüd 2K kuldliit saavutatud Ankide poolt. Siiamaani nad ei ole vist veel nii palju, ei ole ees olnud veel. Et seal early game'is mõni üksik koht, aga mitte 2 kilo. Jah, nad pole nii ees olnud ja neil pole sellist positsiooni tegelikult on nagu... Nüüd ongi huvitav näha, et scrimmide põhjal on nad harjunud mängima tagant. Mitte nii väga eest. Kuidas nad nüüd planeerivad selle bottom play? Jah.
ma ei tea, siin läks siis Jasa läks Mortaretti. Ma ei tea, kas see on siin nüüd hea valik, kas sa ei taha veel natukene, sest Ornis tundub suhteliselt raske olevat läbi saada, aga... Noh, ma ei tea, mulle tundub, et Jasa Oi, Asikan missib. Ponsen isegi ei hakanud enne proovima Rocket Belti kasutada, teades, et Sikan laseb selle ulti sealt mööda lihtsalt. Kui sa juba endale Essence Reaver ja Navori oled ostnud, siis pole enam midagi teha, võid juba Deadcap ka põhimõtteliselt osta. Damage'it sa enam tegema ei hakka. Eks ta natukene ole. Aga äkki tuleb IE 4-ndane, äkki. Ei tea. Võib-olla on Runaan juba, jah. See üks item on veel. See, et kui sa killi saad kaugemalt tulistada. See võib ka tulla veel. Hexoptic, jaa. Hexoptic, jah. See on ka võib-olla... Jasale ei meeldi nii hilja ehitada seda. Ta pigem ehitab selle ikka varakult. Nii, aga siin Baron Play'ga nüüd vaatame, kuidas on nüüd õppinud. Kas on nad elu sees enne Baroniga mänginud üldse, muidugi küsimus. Nii, aga nüüd tuleb Engage'it. Orn Engage'ib väga huvitavate anglitega. Pansen on vahele jäänud siin nüüd 2,5 fight'id korraga. Clay on üksinda väga sügavale sisse läinud ja surma saanud seal natukene nüüd jälle. Miss Play siin natuke väga julgelt läks üksinda. Aga no, see on nüüd Baron Play stall lihtsalt. Jah, et oleks oodanud, et peale seda Orni üpriski imelikku engage'i, millegipärast otsustas sinna junglisse ultida, mitte siis seda Sivir Wade, kes oli nagu ülemas kõndimist. Mulle tundus, et Greller ka oli nagu valmis ikkagi minema sinna Drybushi fighti, mitte nii väga sinna junglisse. Aga ma nüüd ei näinud, mis Saviga juhtus, aga võib-olla... Noh, jälle võib-olla see Savi inexperience hakkab vaikselt jälle näitama vahepeal just sellistel key momentidel, kus sul oled ees ja kus sa pead neid õigeid otsuseid tegema. Tundus, et Savi sai seal lihtsalt K6-ilt one shot'i. Johtab vahepeal ruune teada. Xenil on Conqueror, Triumph, Coup de Gras, Electricity, Magic Footwear ja Cosmic Insight. Aga siin otsitakse Orni, aga no ma ei tea, millega. Millega me otsime teda? Kellel tämmi on tema jaoks? Panseni ulti nüüd läks ka selle pealt mööda, et Kukel siin ära sõi. Stan saadakse peale, no ei sure ta veel ei sure veel, no okei, lõpuks saime kätte, aga samal ajal Miidis siis meil kõik kukub samal ajal. Miid põleb samal ajal. Et see on sama play, mida nad just Scrimmis tegid ja minas ma mainisin ka Jasale seda, et ma ei saa aru, miks me teeme neid playsi jätkuvalt, kus meil on tank versus tank, kus sa ei pea minema sinna match-up'i, sa ei pea üldse tegelema sellega. Et okei, noh, sa said killi, proovisid kõik ultid ja kaotsid oma miidi tuuret, teine. Ja nüüd siit ka siis top lane tundub järgi langevat. Et oldakse seal play peal ka hilja. Ja, aga nüüd Pansen väga vales kohas. Ace checkime siin... Noh, tahaks süüdistada siin ühte härrasmeest sügavalt, kes ei tea, kuidas töötavad meil siuksed asjad, nagu mis meil siin on ja siuksed fail-aidid. Ma ei tea, kas seal saab kedagi teist süüdistada, ma arvan, ikka midlaner on kriminaal. Ma süüdistaks midlanerit, sest midlaner tegelikult pani sinise sinna põõsasse, kus see enemi oli. Peale surma. Ja kõndis jätkavalt. Ta pani sellel hetkel, kui ta engage'i sai. Nii, aga midis on uuesti fight siin. Clay teeb ruumi ultiga. Ash glidib. Kukel peab siin päästma Siviri ära, nähes kaasiksi tulemas. Clay on kukkumas, aga no nüüd see näeb väga halb välja. Flashitakse siin ära, nüüd on free ulti Siviri peale, aga ei ole väga palju follow-up'i. Kukel peaksid langema, ulti tuleb välja, ei tule veel Syndra poolt ultit välja. Syndra hoiab ultit veel, mis on, no nüüd on pahasti. Joostakse Lulule järgi siin, ei minda lõpuni välja, võetakse, minnakse Dreigi poole ikkagi ära 3 streik. Jah, et miks me fightime üldse, kui on 4v5? Et Pansen ju oli surnud ja me kõndisime midis üles, et hakata teamfightima. Et need otsused siin Anki poolt on ikka päris muret tekitavad. Ja, et noh, see mängu on ikkagi see, noh, nüüd on enemil jälle 2K liid, et on ikkagi ära antud see väikegi liid, mis oli tekitatud. Et mapi peal natuke ikkagi jooksutatakse ringi neid, et ei saada seda kuidagi nagu makroga lihtsalt saadakse nii valusalt üle. Kogu see probleem minu selles nagu sequence'is tekib ikkagi sellest, et me lähme seda Orni sinna peksma ja sellest tekib see, et meil ei ole tempot ja me peame hakkama top visionit võtma ja me ei tee seda koos. Et see
see on selline veits muret tekitav just võib-olla isegi mitte ainult selleks mänguks, aga ka järgmise seeriatega, et kui me jätkame selle nii-öelda top või top, tank või tank match-up'i nagu minemist, siis kaotame ka nõrgematena, ma arvan. nii, aga Orn, Ashi ulti läks mööda, Orni ulti läks mööda, praegu oleks prima aeg kakelda. Ash ulti dodge'iti ära Rocket Buildiga, saan aru, aga Orn nüüd lihtsalt ultis õhku. Konkreetselt. Kurjad vaimud. Ma ei taha teada, mis sõnu ta seal topelt R-iga tahtis kirjutada, et ta 2 korda pidi seda vajutama. nii, aga nüüd Panzer on siin, ei mind järgi huvitav, ma tunnen, et jõuad seal veel järgi minna, aga Võib-olla kardeti, et seal kohe see nii-öelda, mis see väike nukk on, kus praegu Lulu asetseb, et võib-olla seal on nagu terve tiim nii-öelda. võimalik. nii, aga kes siin kaasiks veitsam Shield Basheri ka veel. Või mitte Shield Basher, mis see teine item meil on siin, Serpent's Fang. nii, aga nüüd Kukel engage ib, saadakse kaasiks peale. Double knock-up, jõuab ära flashida, ei jõudnud Kukel sealt veel enda ultit välja panna. Aga nüüd chase downitakse Soonat, Soona on langemas, Soona on kukkumas, siin läheb väga palju edasi, Greller on ka väga low'iks kukkunud, saadakse kätte, Greller saadakse ka kätte ja nüüd see on teine pärand. See on teine pärand. No ja see on nagu ka rohkem see, mida tahaks hankidelt näha, väga hea, väike catch jälle ja noh, see peaks meie parani kindlustama ka. Et ootasime kõik siit Like It More'ilt suuri surmasid, aga tundub, et Stinna on ikkagi see support, kes mõlemas seeriastes palju vahele on jäänud. Ja KSX otsib stiili siit, aga no ma ei tea, kas siit annab Kukel päris ilusti, margib ta ära. KSX ei jõua siit contestima, kas saab Kukel... Võib-olla saab ta kätte veel. Kardan, et ei saa, siin sinine... Ai, tal on punane smite. Nii palju põõsa kiirust ei ole, aga... Aga second pärand secured, vaatame, eelmine pärand play läks, ei läinud, noh, ütleme noh, kas läks halvasti, aga noh, hästi ta ka nüüd ka ei läinud, et... äkki teise päraniga suudetakse natuke rohkem teha. Enne seda midi fighti Orn läks ilma TP-ta botti midagi tegema. Ja siis Vitagen kõndis ülesse ka täpselt sel hetkel. Väga huvitavad play'd. nii, aga nüüd Jakob teeb enda standardset ja kaotab üle poolte elude lihtsalt. Hea pärand play jälle tulemas. nii, aga nüüd me jälle läheme stackime Orni saidi peale. Rõõmsalt, vähemalt Kukel on midwave'i peal. Kukel nüüd üksinda hüppab sisse, no mul on tunne, et Kukel sureb siin. Ma ei oska midagi öelda. No, hea pärand play. Oleme jälle kolmekesi Orn lane'is, force'ime Orni. Siin on see 4 bot mulle meeldib. No vaatame kauaks. Ei tohi lihtsalt sisse kaksi sööda. Vaatame kauaks, see on nüüd ikkagi chase downitakse päris tugevasti. Double stun Grelleri poolt. Play on siin nüüd poolte elude peal, juba kaasiks on backline'is otsimas. Hüppab ikkagi lõpuks välja, Ash chase downib. Päris hard, Soona double stun. Clay võitleb kaasiks vastu. Greller on siin nüüd paugutamas, ultiga võtab veel teise ka. Noh, mis me Ornile teeme? Sivir sai bounce'idega kille, nii palju või? Ma ei mõtle jällegi. Sivir sai kogu backline'i pani põhiliselt õhku selle viimase bounce'iga, mis Sivir tegi. Ta tappis ära Syndra ja tõmbas Stinna poolte elude peale põhiliselt. Nii et see fight somehow suudetakse tagasi tuua. Ei pannud, nii, aga nüüd ja Jakob Järve. Jakob Like It More Järve. Tegemas seda, millest ta kõige parem on. Jah. Et Kukel ja Jakob on midagi huvitavat tegemas. Agendid. Sest, et neil on põhimõtteliselt tiimis kõige vähem või noh, ütleme siis teine ja kolmas kõige vähem surmasid, on ju, aga nende surmad kuidagi on lugenud siiamaani. Jep, et noh, ennem ühtegi killi, noh, said ühe killi siit Lulu peale, et tegelikult see surm ei ole nii hull, aga kui see Jakobit ei flame'i ühe korra, siis tal tekib ego, nii et... on natuke tõsi. Drake spoonib, aga nüüd Jakobit ei ole Drake'iks. Nii et see peaks tähendama Souli Vitagenile suhteliselt vabalt. Ja Kukel saab siit veel Ashi ultiga ka pihta, aga no ikkagi peab välja flashima. Orn on... Ei savi. Savi on nüüd jäänud üksinda seal Tank Genshiga, ei jõua sinna appi. Miks läheb Savi, see on Ocean Soul. 4 Ocean Drake'iga, Ocean Souliga Orn.
kes nojah, tapab? siin on selles mõttes on näha, et tankidel on noh, nad oleks nagu päris hea tiim, et kui nad harjutavad nagu mikro-makrot, leinimist, jungle gankimist, cover imist, farmimist, last hitimist, vision control'i ja kõike 90 muud kontsepti. Noh. Jah, ma ei tea, kuidas Lihtsalt natukene kurb on vaadata. natuke, kui me saame esimesed 2 kätte, kuidas me järgmised 4 tükki tropime nagu nii valusalt ka veel kõik, et kõik tunduvad, kõik 4 troppi enda vigade pealt lihtsalt ja nüüd on see mäng raske, nüüd on raske. Nüüd on väga-väga raske. Siin Soonal ka juba, ma ei tea, kas tuleb 4 item ära, ei tule veel ära, aga noh. Soona ka ikkagi siin full scale inud juba ja Orn itemid kõik laual. No mingil määral võib-olla mind lihtsalt huvitab, et kas Jasa nägi ette, et ta tiim nagu teeb selliseid vigu ja ostis selle Mortal Reminderi siis juba 3. et teades, et siit tuleb see soul ka enamile ikkagi. Tundub nii, et oli varakult teada, et äkki nad selle peale mängisid, vaatasid, muidu ei ole piisavalt väljut. Et kui nad annavad selle ära, et siis nagu tekib välju veel suurem. Siis on nagu väga hea pai. Võib-olla tõesti jah, et siis on lihtsam nagu õigustada oma neid paisi asju. Kukel võiks nüüd ära minna, sest et ta on nüüd Kukel jälle on kuskile vahele jäänud ja jõuab seekord napilt jõuab välja enne, kui siin connectivad, siis siit connectivad. Oleks seal võib-olla hästi natuke ultinud lihtsalt, oleks 2CV maas ja kõik. Ja küsimus on jätkuvalt, et milleks me oleme seal, et mis nagu, noh, et 4 korda oleme surma saanud või noh, 3 korda. Ja aga nüüd otsitakse, saadakse, siin Mikael on ka maha läinud. Kukel on langenud, Savi on 1 eluga jäänud. Jasa proovib, Jasa peksab. Huey ka backline'is päris palju tämme tegelikult tegema, sest tiim on väga loogiks kukkunud tegelikult nüüd. Jasal on päris hea chase siin. Väga ilus spellshield ka veel. Nii, aga nüüd siit Orn peaks kukkuma. Panzer on sisse läinud, no ei ole seda piisavalt, natukene jääb tämmi puudu, kas saab kätte? Ei, paneb natukene ikkagi mööda selle, aga nüüd Jasa ikkagi küüntega hoiab sellest mängust kinni elu eest. Ja tundub, et Jasa tõesti tõmbas aastaid tagasi, et holy shit, mehel on käed kasvanud vahepeal. Noh, X-Rel jungle'iga on raske näidata, et sul käsi on selles suhtes või Iverniga. Ei no, Belvetiga ikka oli näha neid käsi vahepeal, mäletan. Nii, aga nüüd Kaasix otsib siit, kes nüüd griefib. Sivir alustas esimesena Rikal, ei jää ikka. Nii, aga nüüd üks hit veel ja oleks Kaasix ka veel langenud sealt. Kaasix ulti nüüd läks, et see on suhteliselt hea siin Drake fighti ajaks. Ma arvan, et K6-il on suht jama pilt, tal võiks olla seal üks death stance. Ashi ulti ka maas, huvitav, kes siit nüüd Itagen proovib alustada. Neil ei ole Orni TP-d ka tegelikult veel alles. Pääsime siia Fogi, Lakitmare kõnni ja stun ei saa. Lakitmare on stun, Clay teeb natukene ruumi seal õnneks sees ikkagi. Seekord tegelikult päris hästi surus sealt välja. Et Lakitmare ei saaks punish'it selle eest, mida ta tegi seal kriminaalselt. Enemi kardab ka Hoid ja Siviri damage'it. Ei julge nii vapralt üles kõndida. Eelmises fightis vist said teada, et nad teevad suhteliselt palju. Oi, aga nüüd Pansen on veits vahele jäänud ja Pansen on siit üksinda langenud. Viska kõik välja, mis sul on, viska ulti, tee midagi. Ja Kukel langeb ka siit, no siit tuleb raske base fight nüüd. Clay on ka nüüd see Kukli TP pärast vahele jäänud, Kukel päästab ise õnneks ära. Likemore on, no kas sureb, ei sure veel, nüüd saab Jasale sittima hakata, aga see on natukene võib-olla too late. Ei ole siin enam midagi võib-olla teha, aga Jasa üritab vastu fightida, no see mäng on läbi. Ja noh, ikka kui me nagu 7. või juba 8. kord griefime totaalselt mid-lane'i, mid-wave'i peal, siis on nagu raske mängida, et noh, võib öelda, et tegelikult ju oodatud tulemus, et keegi siin, kes ei nüüd meeminud, ikkagi ootasid 2-0 Itageni poolt. Muidugi lihtsalt kurb on vaadata, et kuidas me selle teises mängus nagu ära andsime, et see 3. streik nagu sa ütlesid, et seda oleks võinud on ju fightida. Ja noh, ma nüüd siin lõpus olen kindlasti, ma tahaks, et Kukel võiks selle mängu üle vaadata, Savi võiks üle vaadata, et botlane, ma arvan, tegelikult siin nagu teises mängis päris hästi, just see Jasa ja Laikit, aga me ei saa nagu selliseid basic mistake'e teha, et need hakkavad ikkagi
kätte maksma ühel hetkel. nojah, aga noh, samas kuidas sa võidad, kui vastastel on kelner, kes toob toidulauda, on ju, et sinu tiimis on ikkagi Kukkel, on ju, et ta lihtsalt tuuakse kandikul sulle laua peale ette, ega siin ei olegi midagi teha, kelner tuleb ja toob sulle selle kukli ja nii see mäng läbi saab. True. Kas Aga noh, mingi Eesti intervjuu võitis. Intervjuu või? Keda me Eesti tahame? võitis? Muidugi leiame, keda me tahame. Et võib-olla on Anki poole pealt keegi, kes tahab mõtteid jagada, mingeid asju või sinu lemmik kelner võib ka alati tulla rääkida võitva või meeskonna poole pealt, et on võib-olla kellelgi soovi tulla. Üdras, kas ta on live või et ma küsin sult seda ka. Aga kas tuleb keegi, kes meil on keegi Ankides chatis, on Greller chatis? Greller võib tulla, Greller join'i ütles, et võin tulla. ECL-i, ma räägin sind. Et mõlemad pooled on fine, et tahaks tegelikult võitjate pooled ka kuulda, sest et oli isegi rohkem competitive, kui oleks arvanud, ma arvan. Nii, Greller siis on meie siin join inud. Congrats on 2-0. Noh, kes seda nägi küll tulemas. Mis on sinu enda kommentaarid? Kommenteeri. Ei no, me ootasime 2-0, aga no teine mäng oli veits rahv. Aga mis, jah, Riks. Ma tahtsingi küsida võib-olla natuke täpsemalt, et kas oli ka mingi hetk selle üldse seeria käigus, et no esimene mäng te tegite päris hea play seal, aga kas oli, no ütleme nagu early game tegelikult oli ju somewhat even, isegi ütleks vahepeal Anki poole, et kas oli tunda ka, et võib-olla meeskond tuli sul natukene nagu liiga sellise reipa sammuga, et noh, et lähme mängime flexi ja sõidame üle? Ma arvan, et lihtsalt see draft oli veits rahv ka meil teine mäng. Oleks saanud mõned asjad teistmoodi teha, oleks lihtsam mäng olnud. Nagu me pidime snowball ima, aga me ei snowballi nii hästi ja bot sai veits taha ja siis juhtus, mis juhtus, aga jah, lõpuks me teamfight isime paremini ja siis selle pealt võitsime ka. Hästi. Kas mental oli nendel hetkedel, kui te vahepeal natuke kaotasite, kas hakkas mingi tiltimise noot ka tulema? Mental oli fine. Me teadsime, et me oleme late game tugevad, nii et me lihtsalt chillisime. Mängisime sooli peale. Minu kõige tähtsam küsimus on, et mis emotsioonid valdasid, kui Kukkel 5. korda intis miidis? See oli huvitavad TP'd seal miidis ja üldse overstepid. Käis chatist läbi või? Käis voicecomsidest läbi? Lihtsalt iga paari minuti tagant tuli, et look down ja siis et look TP ja nüüd me saime teda mingi 5 korda ära tapetada midagi. Midagi siukest vist oli järjest, et siuke 3 või 4 korda kindlasti vähemalt, et võib-olla 5. Briks Tuldus on veel mõni küsimus? Võib-olla, aga või Tuudes tahad enne küsida? Ei, küsi. Ma mõtlesin võib-olla üldiselt, et inimestele, kes võib-olla SLS ka vähem, et teid pandi, ütleks vist enamus TLS-id panid, ütleks sinna mingi 5. kuni sinna nii-öelda 8. koha peale. Et noh, ütleme siis nagu play-off'i peaksite saama, aga et võib-olla nende just Vitagen siis main tiimid ja nendega tuleb raskem. Et kas, kuidas üldse tiimi vibe teil seal praegusel hetkel on ja kas sa oled nagu mingi scream'i tulemusi või ütleme siis, ma ei tea, ranked 5 kui olete teinud, et kas need on nagu palju lubavad? No nii palju, kui me teinud oleme, on decent olnud, aga nagu ma arvan, et see on üsna aus, et meid mingi 5. arvestatakse tõepoolest. Nagu me ei eelda otseselt, et me võidame, aga me eeldame, et me ikka play-off'i saame tugevalt nagu kindlalt. Nagu otseselt nagu ootustes, ma ei tea, tahaks play-off'i saada lihtsalt. Ja seal ühe seeria võita. Okei. Ma küsin ka ühe küsimuse veel. Nii, reversime rollid ära. Oletame, et sina oled nüüd seal mängus see Sivir. Mis on sinu esimene item? Mis sa endale ostad? Mul pole õrna aimegi, mida IDC tänapäeval eita võtab ennast. Vale vastus. Õige vastus on Juntal. Oh, jah. Mis ta eitas üldse?
Navori või? Riveri. Okei. Huvitav. Jah. No ega siis midagi, congrats on the win. Tuleb välja, et me võib-olla striimime veel siin lähiajal siis erinevaid SLE mänge, erinevaid Dead Pixel mänge, siis üldiselt ükskõik milline 35 tiimist, mis neil mängib. Ja tänud teile kõigile vaatamast, aitäh nendele, kes mulle koos kästisid, aitäh Krelleri intervjuu eest ja edu kõigile siis, kes siin tulevad veel mängima. Sinised tuled ja kollased ained, öövalge, aga liiv on must. Õnn hoiab mures ja rumm hoiab kaine, oma akna all näitad mullust. Ja mulle ei meenu, mida soovitas ema, kui eelmine kord oli kõik pea peal. Ikka õppimast keeldun, nii et sa ei kuula mind enam. Tunnen jälle nagu lihtsalt vilistan üles, et vilistan üles, et soovisin, et kuuleksid, soovisin, et mõistaks, aga tsüklon pidi pöörduma. Lained olid suured ja see tuuleilm ei tõikas, aga torm jõudis mööduda. Nüüd purjed on sirged ja veepind on peegel, millest vaatama ainiti end. Kuid rahutul hingel on seiklust vaja vee peal ja ma tean, et saan haiget, aga vilistan üles, et suund seganen, et siin en mutta luud terved, nii et annan, et sinule murda taaskord. Kui võtab vastu sinu pagana kõne, mu sõpradel on kõrvalt vaadata kõhe, et kuidas minu maja põleb, kui ma vilistan üles, et vilistan üles, et hoian hinge kinni seni